Aeg on pea liiva alt välja võtta, sest kui päike, rand ja võrkpall poevad südamesse, siis on kõik hästi. Alustab podcast Kõrvuni liivas, kus rannavolle maailma võlud toovad koju kätte sportlased ise. Sa tahtsid lühemat saadet teha ja siis sellise küsimuse või? Ma ei oska, ma ütlesin juba saata, mis ma ei oska lühemalt teha. Ütleme, kui Tiima meil siin kevadel astus Rannaile sisse, siis tuli ikkagi mõlemad uksed lahti teha, et see mees on läinud ka füüsiliselt ikkagi väga selgelt suuremaks. Seal on midagi teistmoodi, natuke teistsugune vastane, teistsugune pinge, teistsugune koht ja seal tuli neil see nii-öelda mõna periood sisse, aga potentsiaalit ja oskustelt nad võiksid mängida väga head võrkpalli. Nii nagu ma olen mingi 15 aastat tagasi emale öelnud, et kui sa mänge vaatad, siis ohkida ei tohi nagu enne, et ma ei saa mängida ja siis klassikaline enne. Tere armsad rannavolle sõbrad! Kõrvuni liivas podcast on elanud üle õnnelikult talve, küll väga vähese panusega podcasti tegemisse ja nii jõuame eetrisse siin juuni alguses meie saatesarja 23. osaga. Mind, Karin Aldot, ümbritseb taas võib öelda järjekordne pagari keskus, sest minu ümber on Eesti rannavõrkpalli crème de la crème kokku saanud. Ja et olla tänapäevane, ma küll ei ole kõva selline arvutimaailma ekspert, aga ChatGPT suudan ka mina lahti teha ja olen siis otsustanud täna oma külalisi tutvustada oma hea arvuti sõbra abiga ja ütlen siis nii, et 3 külalisest 2 tutvustuse lasin ma teha ära siis interneti maailma võludel ja 1 tegin ise, head külalised, teil on võimalus arvata, milline on minu tehtud. Meie tänane esimene külaline on Liisa Remmelg, Eesti rannavõrkpalli üks järjepidavamaid tegijaid, kelle nime leiab aasta-aastalt nii koduste kui ka rahvusvaheliste turniiride tipust. Koos Helene Hollasega on ta kujunenud Eesti rannavool esituuasse kuuluvaks mängijaks, kelle võitluslikkus ja külm närv panevad vastased alati maksimumi andma. Tere Liisa! Tere! Teiseks. Eestis on mitu tuhat suurt saart, aga meil on õnnestunud saatesse tuua Eesti pikim saar. Tere tulemast, Mart Tiisaar! Ja kolmandaks, mõned inimesed paistavad silma väljakul, teised muudavad kogu mängu suuremaks. Urmas Piik on üks neist inimestest, kelle töö ja pühendumus on aidanud Eesti rannavõrkpalli kasvatada suureks ning jõuda järjest kõrgemale tasemele. Täna uurime, kuidas see kõik on sündinud ja millised lood selle teekonna taga peituvad. Tere Urmas! Tere! Külalised või kuulajad on oma ilmselt ennustused juba teinud. Mis te arvate, milline oli siis minu väljamõeldud sissejuhatus? Raske, väga sarnased ma ütleks. Väga sarnased ja sama sisukad kõik, et... Aga, et siis Mart oleks ka ikkagi ausalt tutvustatud ka interneti võlude poolt, siis Mardi tutvustus oleks olnud selline. Täna istub meie mikrofoni taha üks Eesti rannavõrkpalli värvikamaid tegelasi. Mart Tiisar on mees, kes ei jäta liival midagi juhuse oleks, olgu selleks võimas rünnak, emotsionaalne punktivõit või hea lugu turniiri elust. Minust väga äge. Ma mõtlen, kaua mind üldse vaja on sellesse saates, et kui tekib mingi füüsiline ChatGPT meile ka, et siis on päris mõnus neid saateid ära teha. Mina ikkagi pean mõtlema, et sissejuhatusi, kui ma teen, ega see ei tule nii, et mul sekundiga päris, see võtab minut võib-olla. Siis chatil tuli ikkagi mõne sekundiga. Et see on üllatav. Milline efektiivsus. See on üllatav. Urmas, ma alustan sinust, täna on 23. osa. Nii äge, et korvpallimaailmas on meil mõlemal ju lemmikmängija number olnud 23. Minul Michael Jordan, sul millegi pärast LeBron James. Miks rannavõrkpallis võiks olla numbrid suuremad? Miks me oleme 1 ja 2 minust? See on jälle igav. Rannavõrkpallis ei osata nagu põnevaks teha seda ala. Oled sa nõus? Jaa, olen nõus. Et nad praegu sõidid kas servib 1 või 2, aga siis sa võid leida kohtune kas servib 70, mul tekkis ka see praktiline pool, et kuidas 87 läheb servima, kuidas sa proovid need numbrid kokku panna, oota natukene ja siis saad kokku selle ja nüüd läheb tema servima. See oleks päris lõbus, jah? Ütleme, aga rannavõrkpall on liiga klassikaline ala, me oleme seda tegelikult ka päriselt arutanud, et teha mingit ala, turundada hästi. Mulle tundub, et tänapäeval need korvpallid ja jalgpallid tõestavad, et see ala on nii palju enamat kui see, kes selle punkti võidab. Just värskelt panime Kloogaranna maikade tellimuse sisse, nii et väga tore oleks 1-2 asemel on sul numbrid 1-500, nii siis proovi need normaalselt ära tellida ja majandada, et jah. Aga me oleme taas otsustanud, et me teeme saate kiire, kuigi seni veel ei ole saatesarja 22 osa jooksul õnnestunud seda ellu viia ja tänane sissejuhatus ainus küsimus teile. Kodune töö oli siis ettevalmistatud või palutud ettevalmistada ja ma soovisin teil siis saada ühe eestikeelse sõna, mis on teie arvates Eesti rannavõrkpallis ilus.
nii et üks ilus sõna Eesti rannavõrkpallist. Urmas, kuna sina ikkagi oskad sõnu ka ritta seada, värskelt oli ka võrkpalligrupis üks tore intervjuu sinuga, siis ole hea, ütle, millise sõna sina välja valisid? No mina valisin sellise sõna nagu piirikõks. Kõks, mitte Just, koks, jah? Mitte koks, kõks. Nii, selgita. No, et see oleks nagu ikkagi eestipärane, siis on ikkagi siuksed midagi võiks seal sees olla, eks. Ja no ja ütleme piiri poole palli teele panna meeldib mulle endale ka päris palju ja sealt see tuligi, et siuke ilusa kõlaga sõna, piirikõks. Aga kas kõks on ametlikult olemas Õssis selline sõna? Vot selle kodutöö ma jätsin tegemata. Selle jätsid ikkagi tegemata, ma kardan, et teda ei ole seal, et see on ilmselt siuke rannavõrkpallurite ise tekitatud siis sõnastena. Tuleb panna. Just, tuleb astuda ise samm selles suunas. Mart, milline sinu eestikeelne ilus sõna oleks rannavõrkpallis? Ka võib-olla tuli esimesena meelde selline, Eestist lasin ka siis natukene sellest internatsionaalsest värvingust ta tõin, aga siis selline tuntud sõna kui kolliblokk. Kolliblokk, monsterblokk. Et eesti keelest võiks olla nagu kolliblokk, et mul see kõlab nagu väga ilusti, et... Kolli jälle eestikeelne sõna. Seda võiks kasutama hakata, see oli kolliblokk. 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 Vaata alguses üldse uuendused, need ei nagu ei kõla hästi, aga 10 aasta pärast ütleme, et vau, see ainuõige nimetus, kolliblokk. No see on umbes täpselt nii, ma arvan, et sa ei kujutagi ette, et siis 10 aasta pärast kujutab monsterblokk, mis asi see, et see ei lähe nagu üldse. Kolliblokk, väga ilus. Väga ilus, ma küll ei saa öelda, aga väga ilus, et sa ikkagi mingi sõna mõtlesid. Väga hea, Liisa, kas sul ka midagi tuli? Ma tean, sul oli raskusi, et see ei olnud su lemmik kodune ülesanne. See ei olnud üldse mu lemmik, sest ma ei tea, ma jäin nagu mõtlema seda, et kas see kõlaliselt on ilus, kuigi ma just siis välistaksin kõik mingid õ ja ü-tähed. Ma ei tea, see minu arust ei kõla just üldse ilusasti. Et sina väldid oma sõnavaras õ-tähe kasutamist, kui sa Eestis oled. Aga ma ütleks lihtsalt liiv. Liiv, see nagu sümboliseerib kogu seda... Ma ei tea, kas ta sümboliseerib, aga see nagu väga neutraalne sõna mulle tundub. Aha. Ja ilusam kui piirikõks. Aga kolliblokist. Kolliblokist ka minu arust ilus. Sellega ma olen nõus. Väga ilus, liiv on meil öeldud ja mina tulin 2 sõna peale, kui nüüd mõelda just seda luulelist poolt keeles, mina kui siuke eesti keele fanaatik, siis mul tuli tuul. Et see tuul iseenesest on selline müstiline element rannavõrkpallis, tuul minu arust eestikeelse sõnana on väga selline kaunis ja see tuul nagu ise juba puhub see sõna ka marust, need 2 uut panevad puhuma selle tuule. See on veits nagu sama vibe. Just. Meil hakkab kooruma välja mingisugune, ütleme, domineeriv pool ja siis valede vastu pool. Ma just ütlen, kes meid kuulab kuskil Spotify's, et mina Liisa, kes on täna ühel pool lauda ja Mart ja Urmas võib siis öelda, et nad on opositsioonistena, et koalitsiooni moodustame ikkagi Liisaga meie. Aga mul oli teine sõna veel ja ma mõtlesin võrgutrips, et see on ka siuke tore väljend ja ma hakkasin mõtlema, et kas võrgutrips üldse on ametlik jälle sõna, et Õssis siukest asja nagu võrgutrips loomulikult ei leia liitsõnana, aga trips on ikkagi olemas, tripsu on olemas ja tripsu eesti keeles tähendab kübe, raas, täpp või väike olend või asi. Ehk siis ei solvunud mitte tripsugi, mitte üks trips, tüdrukutrips. Et see on ühesõnaga pisik asi ja ma hakkasin mõtlema, et võrgutrips ongi ju see, kui pall läheb õrnalt läbi võrgu, nii et ilmselt see on ikkagi tulnud keelearendajate poolt see sõna võrgutrips meie rannavalle kasutusse, mitte kuidagi juhuslikult. Aga siit võib ka järgmise kodutöö panna, et kui sa tahaksid asendada võrgutripsu, siis sõnaga, mis võib-olla veel täpsemalt kirjeldab seda protsessi, kus ta riivab võrku ja siis kukub, mis ta siis olema peaks. Võrgurips või? Vot rips on ja osad ütlevad rips. Võib-olla jah, väga põnev. Aga Urmas vaikib. Ei ole nii põnev Urmase näost näha. Trossistes. No ütleme, Urmas muidugi, sina peaks eriti selle sõna nagu kõik varjundid selgeks õppima, sest sul tuleb seda nii tihti ette. Olen jälle Urmasega teinud trenni, talvel tegin temaga ühel väljaku poolel, nüüd kui teisel väljaku poolel olen temaga, siis need võrgust ässad, mida ta lõi ka terve talve enam nii mõnusad taas ei tundu millegi pärast. Aga, head sõbrad, meil on teemasid küll, aga kuna pikk paus on taas sisse tulnud, nii et läheme esimese põhiteema juurde.
ja oleme siis tänase esimese teemaplokki nimetanud või mina olen, ega teistel suurt sõnaõigust selles saates ei ole. Seiklusjutte maalt ja merelt, kuivõrd mõtlesin, et meil on Liisa ja Mart täna külas, kes on ikkagi ümber maailma ringi käinud ja Urmas on sõitnud siin ka Harjumaal Kiili ja Luige ja Tallinna vahet päris palju, nii et alustame siis Liisast. Mina jälle tuletan sulle meelde sinu maailmaedetabeli kohta. On sul õrna aimugi, mitmendat te olete Helenaga? Kusjuures vist isegi on 38 või? No sa natukene arvad endast liiga palju, 39. Võib-olla te olite 38 eelmisel nädalal. Me vist olime kusjuures. Helena on 38 aasta. Võib-olla. Aga ühesõnaga, sa oled hakanud vaatama seda? Rivo vaatas, et me olime jah vist 38, ma ei tea, kas me oleme nii ees olnud ja kui tegelikult sealt vist võtta need paarid eest ära, kes ei mängi, siis vist oli täitsa 33 või midagi sellist, et jah, iseenesest tore asi, aga samas liiga palju sellele rõhku pole mõtet panna, ma arvan. Mina ikkagi rõhutan seda, et jah, ta mängijatele ei ole väga oluline, kuna need rankingu punktid, millega sisenetakse turniiridele või peade päästakse on teised, aga samas see, kui sa oled maailma top 40 näitab, et sa oled mänginud hea hooaja kokkuvõttes või hea aasta, et ta sisendi nagu rannavõrkpalli fännile annab. Ja meile alati meeldib, et kui meil on nagu küsimus, kus me oleme, et siis me teame, et sina tead, siis me küsime sinu käest. Just, mul on ka oma roll Eesti rannavõrkpallis ja Liisa ja Helena, ütleme, karjääri arengus, aga tore on ka nii kaua, kui te tõusete, nii kaua ma seda saates ka alati välja toon. Okay. Et võib-olla kui hakkab teistpidi, siis oskan ka seda varjata. No alustame sellega, et te olete nüüd teinud siis 3 head Challengeri turniiri järjest. Me tuletame meelde ka kuulajatele, meil Challenger on siis tugevuselt see teine kategooria MK-etapis, kõige tugevam on Elite, kõige nõrgem on Futures ja Najari, Xiamen ja Nuvali, et kui me võtame siin viimased 2 tulid siis täitsa värskest minevikust, olid siis 5. ja 9. koht ja enne seda siis Najari turniir veel 9. koht juurde, ehk siis 3 esikümne kohta olete te saavutanud nüüd Challengeri turniiril järjest võib öelda ja kui sa peaksid ise vaatama taga nendele 2 viimasele turniirile, mis siin värskelt nüüd jäid selja taha, siis minu selline iseloomustus oleks, et 9 mängu ja 7 nendest olid 3-geemilised, et kui te teete, siis ikkagi võtate maksimumi nii endalt kui ka vastaselt. Millised on su enda mõtted ja kommentaarid nendele turniiridele tagasi vaates? Jah, hästi öeldud. No ega ei tahaks seda 3 game'i ju tegelikult mängida ja ma arvan, et see 3 game'i näitab väga hästi ära, et sellest stabiilsusest on nagu puudu, et kord saame nagu väga hästi oma asjadega hakkama ja siis jälle on nagu täitsa ligadi-logadi see asi, et jah, ma arvan, et mitte ükski mäng kogu selle poole aasta peale ei ole olnud nagu selline, et noh, lähed ja teed ja on nagu selline noh, kuidagi, ma ei tea, kas siis kindel tunne, aga et kuidagi neid mõõnasid meil ikkagi tuleb sisse, mõni on pikem, mõni on lühem, aga neid nagu tuleb, et eelmise aasta lõpus me nagu jõudsime vaikselt sinna, et noh, et see keskmine tase oli nagu selline heas kohas, et isegi kui läheb nagu veits kehvemaks, siis see langus ei ole nagu nii drastiline sinna sügavale, et praegu nagu need jõnksud on hästi suured sees ja see segab nagu tegelikult enda mängurütmi ka ja sellist olekut nagu seal platsi peal. Aga kui palju on neid paare, keda sa vaatad kõrvalt, kes on ütleme sarnase tasemega, kes mängiksid oluliselt stabiilselt, et minule tundub, kui ma vaatan seda rannavõrkpalli tuuri ja just naiste võib-olla turniire eriti, mulle tundub, et need 3-geemilised mängud ja need üles-alla käimised, et võib-olla see ala ongi selline, kus sul on nii palju faktoreid, see tuul veel sinna juurde, kõik reisid, kellel on hea tunne mängu alguses, suudab paar trossist äsja lüüa, et võib-olla see käibki selle mänguga juures, et ei tohiks liiga karm endaga olla, või sa ikkagi näed, et on mingid paarid ka sel tasemel, kes suudavad nagu stabiilselt mängida? No ma arvan, et ikkagi suudavad või noh, jah, neid kõikumisi tuleb ikka ette ja ma arvan, et mida tihedam see, noh, kui võtta need eliidipaarid, siis ega seal see tase ongi nii ühtlane, ma arvan, et see top 10 eliidil mängibki nii, et kord võidab üks, kord teine peaaegu, et siis ma arvan, et see ei ole nagu nii suur asi justkui, aga samas meie jaoks võib-olla ongi see tase nagu selliseks kujunenud, et see Challenge'i võib-olla põhiturniiri mängud võiksid olla küllaltki mugavad juba, et ma arvan, et me võiksime seal mängida ka 2-0 mängud ja minna edasi oma päevaga, aga me kuidagi on nagu raskusi, eriti meil on raskusi turniiride alustamisega, esimesed mängud on täiesti kohutavad, et kuidagi ma ei tea, kas see, et me teame, et meil on mingi võimalus veel igal juhul mängida, et me kuidagi ei hakka kohe algusest peale
või midagi, et noh, me olemegi nalja teinud, et me võiks alustada kohe sellest alagrupi teisest mängust, et noh, jätame selle esimese üldse mängimata põhimõtteliselt, et kuidagi, ma ei tea. Aga mida te teete enne esimest mängu? Mina olen ka kehv esimeste mängude mängija Eesti tuuril, kus tase küll oluliselt madalamgi veel, et mina tunnen alati, et see ärevus esimestes mängudes on kuidagi sees või jalgades või kehas, et ma ei ole ennast veel nagu välja suutnud elada. Nüüd ma olen aru saanud, et ma peaks sama päev hommikul, kui ma teen selle esimese mängu, ma peaks mingi füüsilise liikumise alla tegema, et ma maandaks oma keha nagu sellest ärevusest maha. Kas teil on ka mingi rutiin või olete te proovinud midagi, mida enne esimest mängu teha, mis võiks aidata? Ei, otseselt mitte. Selles mõttes, et ma arvan, et selleks turniiriks on ikkagi kõik töö tehtud ja läheme ikkagi tavaliselt peale. Minu enda meelest tundub, et esimene mäng tegelikult on ju see, et mul mitte midagi ei olene sellest nagu heas mõttes, et loomulikult ma tahan võita, aga see võiks anda just selle tunde, et mul ei ole mitte mingisugust pinget peal. Et kui ma selle esimese kaotan ja mängin seda teist mängu, et siis mul on juba see ellujäämise mäng justkui, et siis võiks olla nagu raskem toimetada, mulle tundub nagu loogiliselt võttes. Aga meie jaoks justkui on kuidagi vastupidine see, et meid nagu millegi pärast paneb mängima see, et noh, nüüd on vaja mängida, et kuidagi, ma ei tea, praegu tundub tõesti, et need play-offid on meie jaoks palju mõnusamad, läheme peale, me teame, mis me peame tegema ja ainuke eesmärk on võita nagu, et jah, ma ei tea. Ja kui alagrupp esimese mängu kaotad, siis teine mäng on tavaliselt lihtsam ka, eks? Seda kindlasti. No jah. Taseme mõttes, taseme mõttes on jah. Jah, seda mõttes. Aga no samas ega meie praegu jaoks tundub, et nagu see challenge'i tase on hästi ühtlane ja isegi need ongi see põhiturniir pluss kvali esimesed 10 paari. Ma arvan, et on tõesti selline seis naistel praegu, et kõik võivad kõike võita. Et see on ka põhjus, miks me näiteks kvalifikatsioone challenge'is väga mängida ei taha, et no hästi suure riskiga süsteem praegu meie jaoks. No, sellest jõuab rääkida. Kuidas nüüd see on, et kui varem me oleme harjunud ikka seritakse pigem sulle, siis nüüd on ikkagi tulnud siin ka kevadel turniiridel nii, et seritakse nii sulle kui ka Helenele. Kas teil on endal ka mingi eelistus või te tunnete ennast kuidagi moodi kumbagi pidi kindlamini, et tahaks, et loodame, et täna vastane hakkab näiteks Helenele servima või näiteks sulle servima? Ma ei ütleks, et on eelistusi, samas on kindlasti mugavam, ma arvan, et meil mõlemal, kui sinu pealt alustatakse, mitte et sinu peale minnakse üle. Et see on ka meil üks murekohtasid, et kui vahetada, siis see, et see teine mängija siis leiaks selle rütmi kohe üles ja läheks lahendama, mitte ei ole see, et okei, nüüd üks nagu justkui pääses, on ju, ja nüüd on teise peal see, et kas tema nüüd saab hakkama, et ma arvan, et see on võib-olla natuke ka selline koht, millega nagu tegeleda, aga ei, ma arvan, et otseselt ei ole vahet, et mõlemad saavad hakkama ja tahavad mängida. Ütle üks suur positiivne asi ka siia lõppu, kuna sa ikkagi mängid Challenge'i tasemel esikümne kohtade peale, mida te ütleme varasematel aastatel ju sedasi ei ole tegelikult teinud, siis mis on üks asi, mida sa ise tunned, et te kindlasti teete paremini kui varem või olete, millest olete paremaks saanud? Ma arvan, et tehniliselt on läinud hästi palju paremaks ja füüsiliselt ka, aga kohati võib-olla nüüd just ei ole see nagu võib-olla nii hästi kajastunud, aga ma arvan, et ka see punkti seisust siis võib-olla mitte välja tegemine on nagu lihtsamaks läinud, et kui varem nagu see kuidagi punktid võib-olla määrasid hästi palju ja selline 17-14 seis tundus juba, et kurat läheb raskeks nagu, et siis praegu tundub see ülija seis nagu taga olles, siis ma mõtlen, on ju, et sellega kuidagi on kohanemine hästi palju paremaks läinud ja ka selline jah, kuidagi, et sa mängid igat hetke edasi, et sõltumata sellest, mis seal enne juhtus või kui palju midagi valesti on läinud, et noh, pead on nagu püsti, loomulikult vahepeal on raske ja vahepeal on seda näha ka, on ju, et noh, ei tee kõike kogu aeg hästi, aga ma arvan, et üldjoontes on see pool natuke ikkagi paremaks läinud ja ma arvan, et selle tasemel juba see loeb hästi palju. Rõõm kuulda. Lähme edasi Mardi juurde. Mart ja sinu paarvend Dmitri Korotkov hetkel maailma edetabes 96. kohal ja kui ma hakkasin mõtlema teie sellise sissejuhatuse juurde, et mida siin öelda, siis mulle tundub, et see Dirk Pööle
on õige öelda või sa ütled kuidagi ilma eestiga söödajata? Ma ei oska teda päris õigesti hääldada tegelikult. Hea on öelda Dirk lihtsalt. Aga ma võin proovida, sest ta ei ole päris Dirk ka, ta on natukene siuke. Ei, rohkem isegi või kõige lähemal, kui me kujutame ette sõna Derek, et seda on siuke nagu Dirk Pole, midagi sellist. Dirk Pole, väga ilus hollandi nimi. Holland on keeruline. Miks me temast räägime, head sõbrad, seda tasub ka ära mainida, põhjus on väga lihtne. Temaga te hakkasite nüüd siis tõsisemalt trenni tegema, kui ma õigesti mäletan, kas eelmise suve keskel? No tõsisemalt pigem ikkagi septembrist, et augustis mis oli enne Eesti meistrivõistlusi nädal, ta tuli esimest korda siia. Pani teile kohe rasked raskused peale. Raskused, ma tegin vist pallitrenne, ta tahtis nagu saada meile ideid ja värki selles mõttes, et nagu saada pilti ette ja tegime siukse raske nädal, aga sealt siis edasi, ütleme, et septembris hakkasime pigem tõsiselt nagu peale. Ja mulle tundub, et see ongi, et see tema koostöö on teinud ka selliseks justkui uueks rannavõrkpallipaariks, et te olete alustanud, ma siin sinu paarilise Diimaga natuke rääkisin sel teemal, olete alustanud põhimõtteliselt nullist, võtate ette Futuresid, need kõige nõrgemad tasemed, tuleb ka olla aus, eks ole, et ega te ju Challengerile vist liiga palju praegu peale ka ei oleks saanud enne, nüüd tänu 3 heale turniirile Futuresil on jälle võimalus ka Challengeri mängida ja ühesõnaga ma saan aru, plaan on selline, et sügisest alustasite, saite Varssavis Futuresil 3. koha, nüüd kevadel Madridis ja Appeldonis, ehk siis Hispaanias ja Hollandis olite teised ja see avab teile siis võimaluse nüüd juulikuus hakata mängima jälle Challengere, juunis võtate natuke rahulikumalt, võib-olla 11 saab ka taas lapsevanemaks. Võib-olla. Ja see ei ole Diima. See ei ole Diima. 3. Mart on tulemas, aga ühesõnaga, kuidas sa ise selle siis Dirgiga koostöö esimese poolaasta või 3. aasta kokku võtaksid? Mis on muutunud ja mida sa siin ise kõige rohkem märgata oskad? Sa tahtsid lühemat saadet teha ja siis küsisid sellise küsimuse või? Ma ei oska, ma ütlesin juba saate, mis ma ei oska lühemalt teha. No võtame kokku siis, ütleme, et alustasime täitsa nullist nii-öelda, et eks tal oli selles suhtes ka ideid mängu kohta, et ka nii-öelda treeningutel alustasime tehniliselt üpris nullist, et võib-olla mitte sellepärast, et kõik oleks meil olnud null, aga et lihtsalt võtta aega treenimisel, et me siin tegelikult sügisel ka päris palju mõtlesime, et kas minna sügisel neid ka challenge'id mängima algusest peale, sest ega tegelikult punktide mõttes ma oleks igale poole peale saanud, lihtsalt kvalifikatsiooni põhja. Ja see, kas me nüüd praegu, kui me challenge'it läheme mängima, kas me otse põhiturniirile saame 50-50, et ega ei pruugi. Süsteem on selles mõttes halastamatu, et sa võid 3 medalit olla Futuresid, aga ikka ei pruugi challenge'i põhiturniiril olla. Et aga jah, see põhimõtteliselt sisuline pool oli ikkagi talvel see, et meil oleks aega treenida. Meil oleks lihtsalt aega treenida nii vastupidavust, füüsist kui enamasti tehnikat ja ka sellist mängu ülesehitust, et ta ikkagi nägi, et meie mäng võiks olla natukene kiirem, natukene ohtlikum, kõvasti ohtlikum teiste pallidega, et selles suhtes nagu agressiivsem, et seda me oleme nagu juurutanud, pluss siis kogu see plokkaitse taktikaline pool, et milliseid kombinatsioone mängida, millal mängida, kuidas me tahame selle ajastada, kuidas minu plokiliikumised võiks olla, et me oleme kõik nagu selles mõttes nagu samm-sammalt üle vaadanud ja see nagu vajas aega. Et see oligi selles suhtes pigem võib-olla mitte punktiline valik, vaid taktikaline lähenemine hooajal, et võtame rahalikult, treenime, tema käis siin meil tihti Eestis ja oli nagu aeg, sest iga võistlus ju, kus sa vahepeal käid isegi kas või katsetamas või proovimas, võtab suure tüki ära sellest treenimisajast, et sa ikkagi siis teed veidi teistsuguseid treenne, et olla võistluseks valmis, siis on see reis, siis on seal võistlustel oleks, siis on seal tagasitulek, õige puhkamine, et see isegi üks käik võib võtta sul tegelikult kuu aega sellist rahuliku treenimise rütmi. Et siis oligi, mis me jõudsime käia 2 korda Tenerifel, käisime koos, et saada sellest veel Eesti mürast ka eemale, et teha rahulikult ka õuetingimustes trenni, ühe korra tegime Türgis, oli seal, kus meil oli see harrastajate laager oli tema ka kohal, et siis saime seal teha õues normaalset trenni. Ja nüüd siis tegelikult oligi eesmärk võtta Futuresid ette, et nii-öelda teha see esimene samm ära siis, saada sealt mängukogemust, enesekindlust, punkte. Ja vahepeal, kui mõtlesime, et me panime ka rohkematele Futurestel ennast kirja, et võib-olla proovida mingit EM-piletit või midagi sellist saada. Aga siis tegime Dirgiga kiire arvutus, et meeste seis on praegu selline, et isegi kui sul oleks 6, seal on 6 head tulemus peab olema, et isegi kui sul oleks 6 Futuresi kulda, siis ikkagi EM-ile peale ei saaks.
nii et siis meil oligi see mõttes plaan läks selliseks, et kui me saame oma nii-öelda kogemuse, tagasiside ja punktid kätte, et me future'ilt, et punktiseisu praegu nagu rohkem parandada väga ei saaks, et siis me saamegi jälle hakata teiseks sammuks ette valmistama, et siis teeme jälle trenni, vaatame need asjad üle, mis meil seal vajake jäid, et siis võtta edasi challenge'i etapp ja see läheb väga hästi kokku ka selle ajaga, et ma saan kodus olla juunikuu. Urmas, sina oled ju Mardi ja Tiimaga treeninud oma uue paarilise Armin Kenderiga koos, sinu personaalteema juurde tuleme ka, aga ütleme, kui Tiima meil siin kevadel astus Rannaile sisse, siis tuli ikkagi mõlemad uksed lahti teha, et see mees on läinud ka füüsiliselt ikkagi väga selgelt suuremaks. Milline on sinu kogemus nüüd Mardi ja Tiimaga treenides, mis on muutunud? Ja see Tiima suuremaks minemine vastab küll tõele, et päris tihti põrkame ka MyFitness siis kokku, et teda näeb seal päris tihedasti. Mänguliselt kindlasti on nad edasi läinud, et siin pole kahtlus ka minu hinnangul, et see mäng on palju stabiilsemaks läinud, siuksed. Ma mäletan, kui me Türgis õue läksime, siis te olite küll Tenerifel vist väljas käinud juba natukene enne seda, aga see kindlus nagu kuidas seal tuulega ka mingisuguseid lihtsaid palle mängida, et see kohe nagu paistis silma, et siukene kas või tehniliselt, kuidas mingit palle mängida, et seal on selge edasiminek ja no kui me Arminiga hakkasime nendega trennis käima, siis see oligi vist periood, kus hästi palju lihtsate pallide lahendamisega tegelesite ka, siis need olid üsna ebamugavad treenid, sest seal nagu käis päris korralik karussell meie jaoks nagu, et see liikuvus, kuidas ühest nurgast teise palli anti hüppet tõsta, et see oli alguses nagu päris harjumatu ja see tempo oli päris kõrge. Et loomulikult nagu, kui läks mänguks, siis see ilmselgelt nagu ta ei olnud nii hull, nad kindlasti tahavad sellega jõuda ka nagu side-out'ini või vastuvõtuni ja on jõudnud ka tegelikult juba. Aga eriti mäletan just seda, et kui need lihtsad palli olukorrad olid, siis lihtsalt polnudki midagi teha. Ja mul on sama kogemus, meil õnnestus Nils Rühkaga korra kahel Nublul õnnestus teha siis Tiima ja Mardiga üks trenn siin talvel ja see oli tõesti nii, et kui läks lihtne pall üle võrgu, siis võisime Nilsiga minna juba juua võtma sinna väljaku kõrvale, sest siis oli esimene pall üles ja sa võid seal blokis teha, mis sa tahad, aga alati leidus see mees, kes millegipärast oli seal võrgu kohal tühi ja sai sealt siis maale ja küsimus on jah muidugi selles nüüd, kuidas see servi vastuvõtt sealt kõik algab, kuidas ise tunned täna servi vastuvõtu poolt, et seda mängu üldse mängima hakata, kuidas sellega seis on? Edeneb, eks ta edeneb ja servi vastuvõtt on selles mõttes nagu ma ütleks, et üks võib-olla keerulisemaid elemente, eriti kuna seal on võimalus nagu selles suhtes ka võib-olla seda sisuliselt nagu endale keerukamaks teha, et su target võib olla siuke 3-4 meetri diameetriga ring, eks ole, mis on successful, aga kui tahta mängida seda mängu, mida tänapäeval siin tipus, eks ole, palju nähakse, et sul on ta ikkagi seal ühes kohas ja õiges kohas, et siis see vastuvõtu nii-öelda ta element ikkagi nagu muutub, sest et sa pead seal hakkama otsuid vastutama, millal sa sinna seda riskid, millal see riski, kuidas seda nagu sinna suunata, et ta muutub nagu keerulisemaks, aga ma arvan, et see on nagu tehtav ja oleme nagu ikkagi nagu seal edusamme teinud. Ma soovitan kõigil meie kuulajatel, kes ilmselt niikuinii on heavy rannavõrkpalli fännid, otsid üles meie YouTube'i kanal ja seal siis Beach enam 4 lehe alt me käisime Urmas ja Nilsi ja meie rannali arhitekti Karmo Tõraga jaanuarikuus King of the Courtil Stockholmis ja siis tegime pärast seal intervjuusid Helvi Koomani, Moll Soorumi, Nilsson Andersoni ja tegime ka Grambula ja rootslaste treeneri Rasmusega intervjuu, nii et me panime need kõik intervjuud värskelt üles ka YouTube'i, et kes tahab, saab sealt ise üles otsida ja seal, kus juures Rasmus rootslaste treener ka ütles, et tegelikult selle hüppeltõste puhul ju ei olegi kõige raskem see hüppeltõste ise, vaid see vastuvõtt saada nii kindlaks ja heaks, et sa suudaks üldse seda palli sealt hüppelt minna tõstma, nii et sinu sõnade kinnituseks. Kui me nüüd vaatame eelmisele suvele veel korra otsa, ma pean siin saates selle ikkagi ära küsima, üks minu elu kõige sellised huvitavamaid rannavõrkpalli mänge, mida ma olen koha pealt näinud, oli ikkagi see Eesti meistrivõistluste finaal, seal oli palju erinevaid asju, mis selle põnevaks tegid, juba see atmosfäär, Vabaduse väljak, millest me oleme siin saates ka korduvalt rääkinud, mida Eesti rannavõrkpallis ei ole naljalt varasemalt kogeda õnnestunud. See, kuivõrd põnevad paarid seal meestes meil tekkisid turniirile, juba poolfinaal Kusti ja Rasmus Meiuse vastu oli teil väga põnev tiim, aga selle võitsite ja finaalmäng siis ma ei tea, seal oli
pool Tallinna kohale tulnud, oli ta siis Jaan Rebeli ja Kauri Kaisi vastu, no ja Jaan Rebel tegi seal kindlasti oma elumängu ja ega Kauril ka ilmselt midagi halba öelda ei saa. Räägi see finaal ka oma mõtete järgi veel läbi, Kauri ja Jaan selle mängu siis võitsid ja ma julgen öelda, et selle finaali tase tegelikult oli täiesti rahvusvaheliselt kriitikat kannatav. Jah, ma arvan küll, ega selles suhtes Kaur ja Jaan on ju äge paar, et nende võib-olla, kui võtta nad proovisid MK-d mängida ka vahepeal ja potentsiaali minust neis on kõvasti, et võib-olla nende kõige suurem häda oligi ebakindlus, ebastabiilsus, et nad võisid mängida väga kehvasti ja tihtilugu MK-del see ka juhtus, et miks Kaur ütles, et ta pole MK seal ühtegi mängu veel võitnud enne, kui ta Kustiga mängis Jurmalat, et mitte, et oleks kehv võrkpallur või et neil veeldaks, aga lihtsalt seal on midagi teistmoodi, natuke teistsugune vastane, teistsugune pinge, teistsugune koht ja seal tuli neil see nii-öelda mõna periood sisse, aga potentsiaaliti oskustelt nad võiks ju mängida väga head võrkpalli ja seal ma arvan, et see finaal oli neile väga hea selline koht ka, et pingevaba koht, pingevaba mäng, väga äge atmosfäär ja see nad mängisid, ma arvan, oma selle praeguste võimete tipul ja oli nagu väga hea mängida poolt. Ja oluline faktor, et viimane mäng justkui üheskoos, et see kindlasti vabastas ka nagu neid pinged veel, et naudime täiega nagu. Ja see viimane mäng üheskoos tähendab siis seda, et järgmisel ajal Jurmalas on see paar alustamas oma tänavust välishooaega ja selle Jurmala turniiri juurde me tuleme veel kahtlemata ka. Urmas, küsin ka sinu käest, eelmisel aastal juunioride MM-i 5 ja juunioride EM-i või omaajalist EM-i 4. koht, ehk siis Armin Kender, kes seni mängis Patrik Pariagiga koos, plokimees, blondipäine Lääne-Virumaa noormees, on sinu paarine. Ja siin on olnud Eesti rannavõrkpallis loomulikult ka arutelusid selle üle, et Pari Kender enam omavahel ei mängi, seal on ikkagi nagu spordis ikka, tulevad ette mingid lahkelid ja sealt on siis mindud edasi, aga minule tundub, et kui me vaatame, mida ikkagi tegi härra Martin Splavins Kristjan Svokerotsiga Lätis, siis mulle tundub, et meil on midagi sarnast nüüd Eestis tulnud juurde, et sina mängid Arminiga ja Siim Ennemuist mängib siis Patrik Pariagiga sel hooajal, mõlemad paarid mängivad ka MK-etappe, nii et Urmas, ole hea, räägi natukene sellest koostööst ka. Ja esmalt ma arvan küll, et nii Patule Siimuga mängimine kui Arminile minuga mängimine tuleb pikas jooksus kindlasti väga kasuks. Et sellest ma ei kahtlegi. Arminiga mängimine ja treenimine minu jaoks on küll puhas nauding olnud. Et kuidas nüüd öelda, et ma ise pean olles ka Argo Arakuga koos mänginud, siis ma olen nagu tunnetanud mingisuguseid hetki, kus Arminil see ploki vaist ja plokis tegutsemine on väga sarnane Argole. Et selline mingisugune X-faktor on selles nagu olemas ja me päris tihti mängime nii isegi teadlikult, et tee mis tahad seal plokis ja ma teen seal kaitses, mis ma tahan ja see tihtilugu nagu toimib ka. Et minu jaoks on see kuidagi nagu ka põnev, et või süsteemitu või et vaba, et see on hästi mõnus olnud. Mul väga meeldib see protsess, et ma olen näinud selle 5-6 kuu jooksul, mis me koos oleme tegutsenud juba praegu väga palju edasiminekut Arminis. Nii platsil kui platsi kõrval, et need siin ühised Türgis laagris olemised või üldse väljaku kõrval olemised võib-olla on ehk isegi veelgi väärtuslikumad olnud, et selleks on põnev ka nüüd see hommikune MK-le minek üheskoos. Ütleme, me lindistame tänast saadet siis 2. juunil, et me üles läheb ta siis, kui monteerija saab arvuti tööle, aga me lindistame 2. juunil. Täpselt ja nagu mõeldes Arminile kui inimesele ja üldse inimestele, kes minu ümber on ja kellega mul eriti hästi nagu klapib, olgu selleks parim sõber Rein või abikaasa Triin või kas või meie kolmikust nagu Nils, siis Armin tundub täpselt nagu selle peregrupi inimene ka, nagu nemad on või siukene sinine inimene, hästi hea südamega ja kuidagi nagu see klapp on meil nagu omavahel ka väga hea, mis ma arvan on ka oluline. No tegelikult Armin on ju Mardi ja Tiima pundist ikkagi läbi põimunud, te olete koos palju treeninud ja tema on ka hetk Rannahallis üks teie siis ütleme liitlastest, kes ka seal trenne annab ja koos teiega trenne teeb, aga Liisa, kuna sina oled nüüd sel talvel Urmase, minu, Nilsi ja Armini selliseks
ja ütleme ka Rein Tiisaar treeneriks kehastunud nendel hetkel, kui sa oled Eestis ja me oleme, kui ma pean ka saatevahetus ütlema, väga õnnelikult selle üle, Urmasel läheb kohe nägu naerule ja mul ka. Minu üldse esimene treener, kes sedasi pikemalt jälgib, mida ma rannavõrkpalli väljakul teen ja sellest on meeletult kasu olnud, nii et sõbrad, tulge vaatama mind Eesti GP-etappidel. Aga isiklik reklaam tehtud, mida sina ütleksid Armini ja Urmase koostöö kohta, mida sina oled seal märganud? Väga asjalik. Ma arvan, et Urmasel saab väga oluline roll olema, ma arvan, Armini jaoks. Just selles osas, et seda kõik juhtida väljaku peal. Et ma arvan, et Urmasel võiks see koormus justkui olla nagu kogu see plaani pool, ülesehitus, taktika, mitte et sa peaksid seda üksi tegema, aga sul on ilmselgelt rohkem kogemust ja ma arvan, et Arminil on just seda poolt nagu hästi palju õppida ja samamoodi kõik see tehniline pool samamoodi, et ei, ta on ülitubli ja tõesti ta on nagu väga palju paremaks läinud, kuigi jah, ma lõppkokkuvõttes olen ikkagi päris palju eemal ka olnud siin just Armini, Armin liitus vist jaanuaris või veebruaris, mil ma hakkasin rohkem nagu ära olema, et selles suhtes olen nagu jõnksudega teiega nagu seal, või Armini juures olen niimoodi kuidagi pooleldi olnud võib-olla rohkem, aga ei, ma arvan, et potentsiaali on meeletult, et jah. Mina olen Liisas treenerina potentsiaali meeletult, Urmas, kuidas sulle tundub? Absoluutselt, ma olen nõus sellega. Väga hea ja kui nüüd vaatasin seda suve veel, siis Mart mainis seda EM-i nii-öelda karusselli ka. Kuidas Liisa teil täna Euroopa meistrivõistlustega seis on, olete te Excelit pidanud? Isegi see ranking on üleval seal CV lehel. Me ikkagi oleme päris kindlad, et meie see aasta Poolas mängime, et ma arvan, et pigem see töö sai ikkagi tehtud. Ja Eestis pole ka Poola minu teada väga pikk maa sõita, nii et kel huvi lennukiga või autoga minna, siis nagu Liisa sõnad hetkel kinnitasid, siis ilmselt on seal ka sinimustvalgele võimalik taas kaasa elada. Aga head sõbrad, ma arvan, et meil on hea siit minna edasi, nagu ütlevad Eesti klassikud, meid ootavad ees uudised. Ja me liigume edasi nüüd siis uudiste rubriigiga. Ma olen siia pannud kirja taas omavoliliselt erinevaid mõtteid, mida saame siis teiega arutada. Ma arvan, esimene asi, mis rannavõrkpalli sõpradele, kuna meie kuulajad ka paljud ise mängivad, pakub ilmselt huvi, on need süsteemi muudatused ja ka reeglite muudatust. Alustame siis reeglite muudatusest. Rääkisin Jaanika Undi, meie rahvusvahelise kategooria kohtuniku, kelle kahel kohtuniku kursusel on ma käinud viimastel nädalatel, nüüd ma tunnen ennast väga enesekindlalt siia suvele vastu minnes vähemalt kohtunikega duelle pidades ja üks reegel on siis ikkagi see, mis eelmise aasta nende reeglite muudatustest jäi kehtima maailma rannavõrkpallis, see on siis see, et treener võib olla mängu ajal pingi peal. Ta võib kaasa aidata siis, ma saan aru, nii punktide vahel kui ka time-outide ajal, et mitte ainult siis time-out'i ajal, vaid ka punkti vahel. Mart, kas olete seda kasutanud ja kuidas see muudatus mängijana sulle on mõjunud? No meil oli nüüd just Madridis olime ilma Dirikita ja Hollandis olime koos temaga, et eks ta vajab harjumist. Kindlasti, et see on ikkagi korralik mängu dünaamika muutus, et mul seal alguses oli natukene võib-olla isegi segadust, et muidu ju see võrkpalli dünaamika on see, et sa oled kõik seal mängus sees, sul on oma paariline, sa arutad temaga täpselt, kuidas teeme, mis järgmine punkt on ja siis tekkis esimestel mängudel väike segaduse küsimus, et kas ma nüüd räägin tiimaga või üritan silmsida, et saada treenerit, kas ma võin nüüd taktikat vahetada või kas ma pean enne saama kinnituse või et tekkis väike selline nagu dünaamiline error mul seal sees, aga iga mänguga see läks nagu aina paremaks ja kuidas siis on, kas pead alati Dirgilt saama sükse noogutuse? Ei, mitte päris, ei pea tähendab, ei pea, aga jah, täpselt see, et pigem ikka suhelda seal tiimaga platsi peal
omaette ja noh, me siin üritasime ka koos temaga siis seda nii-öelda seda sümbioosi paika panna ja tundub, et tast ei tule võib-olla selline treener, kes tahaks ise ka olla seal iga punkti vahel, et no nii, nüüd serv paremale piiri äärde lühike. Okei, nüüd mängi 2-1, kuule mulle tundus, et nad näitasid ühte, et noh, päris niimoodi seal ei taha olla ja endale ka ei meeldi, et siis pigem ikkagi aitab rohkem seal, eks ta karjub, kui ta karjub, ta läheb ka põlema ja seal eks ta hakkas ka hüüdma, et mine servi nüüd, lühikest servi, no eks ta siukseid asja lõpuks ikkagi ütles, aga pigem ikka jah, time-out'ide ja asjade vahel arutada plaan läbi ja siis parem oleks, kui me oleme seal platsi peal nagu pigem koos tiimaga ühine organ. Kas tohib hüüda niimoodi treener üldse muidu või? No, punkti vahel tohib. Ma just tahtsin küsida, et mina ei teaks, et punkti vahepeal võib rääkida. Minu teada ka ei tohi. Ja ma just tahtsin öelda, et ma ei näe, et ka seda kasutatakse, et isegi kui tohib, siis ma ei ole vist väga näinud, et vahepeal midagi räägitakse ja mulle endale tundub, et ega seda aega ka väga ei ole. No ma nüüd seal koolitusel käisin 2 korda tõesti ja mul jäi küll nagu selgelt meelde, et seal oli öeldud, et nii punkti vahel võib treener sind, mitte punkti ajal, aga punkti vahel kui ka time-out'i ajal, aga sõbrad, minu mälu on, see on üks huvitav moodustus, sinna satuvad tihti ka asjad, mis ei ole tegelikult juhtunud, nii et ärme selle peale lõplikult jää, aga no selge on see, et see treener muudab seda mängu, see on fakt, et ta saab aidata sind ja nüüd on küsimus, kui palju just nagu sa ütlesid Dirgi puhul, et tema võib-olla nii palju ei taha juhendada kogu aeg, aga kuidas Liisa sinu kogemus on Rivo Vesikuga, teil on ka nüüd olnud Rivo seal juures? Aitab ikka ja just jah, samas see seis on ikkagi selline, et ega lõpuks oled sina seal väljaku peal ja noh, plaan võib olla küll see, et davai lühike serv, aga no kui sa seda lühike servi ära ei servi, noh siis ei ole nagu lõpuks mingit kasu. Aga jah, ma arvan, et taktikalise poole pealt aitab kindlasti hästi palju, et ikkagi seda juttu on seal time-out'i ajal palju ja kuidagi jah, see mingisugused, ma tean küll, et meil on olnud kindlasti mingisuguseid game'ivõite, kas tänu Rivole see, et noh, servi lihtsalt teisest kohast näiteks, et võib-olla ma ise ei oleks vahetanud servi kohta, aga et noh, toimine servi 5 pealt ja noh, toimib midagi, sa muudad nagu vastase jaoks, et jah, ma arvan, et see on tegelikult kasulik muudatus, aga samas ma arvan, et meil läks ka ikkagi aega, et sellega nagu harjuda, et see, et keegi veel, et mis on siis see minu roll seal, kui palju ja et ei kaoks nagu meie oma nägemus justkui ära ja julgus ka seista enda mõtete eest, et ei ole see, et nüüd treener on olemas ja treener otsustab ja teeb, et ikkagi mina olen seal kohal ja ma tahan ka teha nii nagu heaks arvan. Kui ma mõtlen Urmase peale, Urmast hinnates ka väga sellist taktika poole pealt, siis ma küll ei kujuta väga hästi ette, et sinul seal treener oleks mängu all, kas sa ise kujutad ette? No raske on jah kujutada seda ette, et ega mul liiga palju seda kogemust ei ole, Nations Cupil on Rivo meil kõrval istunud ja no Rivo on nii kogenud treener, et ega ta seal esmakordselt meiega olles oskab täpselt seal õiges kohas nagu olla oma nõuannetega, aga mu kartus on küll, et ma võiks päris palju raksu minna treeneriga seal, et mis võib-olla mõnel juhul võiks päris hea olla, et kui oleks nagu see fookus läheb paarist nagu võib-olla teise kohta, aga ma tean, et ma peaks õppima ümber nagu, et see võib kindlasti väärtus olla, mulle ei meeldi see üldse see muudatud, ma just näen, et need suured saavad veelgi rohkem nagu jõudu juurde sellest ja läheb siukseks kuidagi et lõpuks on seal statistik kuskil kõrval veel, on ühenduses peatreeneriga ja niimoodi ta läheb nagu, et seda sportlase väärtust natukene nagu tõmmatakse väiksemaks, et kes oma peaga mõtleb seal kõige, nagu et mina näen, et see on ikkagi nii-öelda oskus kriitilisel hetkel, sul on pinge kõrge, oled kuskil augus, sealt teha head otsused ja tuua nagu muutusmängu, nüüd see justkui sportlase oskuste pagasisse ei peagi enam kuuluma, vaid talle öeldakse ette, et kuule praegu on nii ja tee nii ja see ongi nagu õige, et see mulle ei meeldi, minu jaoks ei ole see rannavõrkpall, aga tuleb nii-öelda kohaneda, et jah. Eks ta kindlasti annabki, ma võtaks selle kokku lühidalt, annab juurde mängijatele, kes on võib-olla vähem iseseisvad, natuke ebakindlavad mängijad ja siis devalveerib natukene neid mängijaid või nende tugevusi, kes on just olnud väga
tugevad ja iseteadlikud väljaku peal, et aga samas mina ütlen meediainimesena või meediataustaga inimesena, see on päris huvitav olnud siin ka Liisa ja Leene mänge vaadata, kui on, no Rivo häält on muidugi kuulda ka, igast üles kaamera võib olla seal teisel pool mere ääres, aga ikka on kuulda, kuidas Rivo teid juhendab, et selles suhtes ta nagu jälgimisel annab jälle natuke nagu kaasa midagi. Jah, ma arvan küll, samas jällegi noh, nii nagu ma olen mingi 15 aastat tagasi emale öelnud, et noh, et kui sa mänge vaatad, siis ohkida ei tohi nagu onju, et noh, et ma ei saa mängida ja siis noh, klassikaline onju. Ja nüüd meil on ka olnud nagu Rivoga, et ma olen talle öelnud, et okei, et ongi mingisugused kehvad olukorrad, aga et ma ei taha kuulda, et Rivo on kuidagi see või midagi teeb või vahest ta ikkagi läheb ka endast välja, et noh, ma olen öelnud, et see ei aita mind mitte kuidagi moodi, sa pead seal vait olema või mine minema, et ma ei saa niimoodi, et jah, ei, põnev. No näed, vähemalt aruteluks teemat küll ja veel. Mis on nüüd huvitav, mis on viimasel ajal minu kõrvu tulnud, teie, ma saan aru, et vist varem teadlikud natuke olnud, et maailmas ikkagi planeeritakse rannavõrkpallis päris süstemaatilist muudatust, et sügisest kuuldavasti see eliiditurniirid, vähemalt see on see, mida mina tean, hakatakse mängima nii, et kvalifikatsioon on eraldiseisev turniir lausa. Et sa lähed kuskile, ma ei tea, kas samasse kohta, kus eliit toimub või hoopis teise maailma nurka, mängid seal kvalifikatsiooni ja siis saad pääsu eliidile. Mart, meie kõike tead ja ole hea, anna infot selles osas ka. Ei, ma tean väga vähe sellest, aga sellest vist ei olegi infot. Ma vist hiljuti küsin Rivo käest ka, kas tal on infot, aga vist ka rohkem ei ole, aga nii palju kui sealt presentatsioonist nagu läbi imbus ongi umbes täpselt nii, et on siis eliit, 2 kvalifikatsiooniturniiri, mis on kõik erinevas kohas. 2 lausa? Jah, ja need kas on samal ajal need võivad olla või siis vähemalt nii, et sa ei tohi 2 osaleda, et sa valid neist 1. Aga võibki olla nii, et mina sain aru, et eliit on näiteks Austraalias, 1 kvalifikatsiooniturniir kuskil Euroopas, 1 kuskil Ameerikas. Ja siis ma eeldaks, et on, noh, seda ma nüüd ei tea, aga ma eeldaks, et on mingi punt, kes on otse peale eliidil ja siis mingi punt, kes mängib kvalifikatsioone. Aga tegelikult ega väga sealt rohkem ei tea, võib-olla Liisal olete seal rohkem rääkinud. Ei, kui ma nägin ka seda teemablokki, siis ma teadsin kohe, et ma ei räägi midagi, ma ei tea see, noh, ma tean sarnast juttu, aga ma ei julgeks midagi siin rääkida, et ma ei tea, kui kindel see on või kuidas, millal. Ma tunnen, et terve maailm ikkagi on täiesti on hold, ootamas ja siis seal rankingu süsteemi ilmselt muutub, ma sain aru, et täielikult. Ja sellest nii ligi kaua ei saa seal. Jah, no võikski olla nagu natuke selgem, et võib-olla ei pea olema mingit 4 erinevat rankingut, mida sa jälgid, vaid ongi üks ranking, mis otsustab siis kõik, nii MM-ile pääsemised, olümpiale pääsemised, maailma rankingu kui ka turniiridele pääsemised. See oleks nagu hea mõte ja siis mis jäi ka väga segaseks, et kas siis need kvalifikatsiooniturniiride eliitidele asendavad challenge'id või nad on siis eraldi üksus ja on veel eraldi mingid challenge'id, et tegelikult sellest keegi midagi ei tea. Ja mina mõtlen, kuidas korraldaja vaatenurgast, et kuidas mulle müüakse maha see idee, et kuule, et meil sel aasta sulle eliiti anda ei ole, aga sa saad nende maailma 20-te, 30-tega ühe üliägeda kvaliturniiri sinna eliiti, et audustamist ei ole vaja, midagi ei ole vaja, lihtsalt mingid vennad tulevad teile kohale ja mängivad, et viska 50 000. Ei, aga mõtle, kui see on umbes nii, et noh, kui see näiteks asendaks challenge'id, et sul challenge ongi just kui nagu eliidi kvali. Ma arvan, et see oleks jah ikkagi täisturniir, et ma ei usu, et see ikka täisturniir ja siis seal lisaks võidule saad veel koha eliitturniiril või top 3 saavad näiteks, et see noh, idee mõttes tundub täitsa äge katse minu meelest, et miks mitte. Ma sain sellest veel aru selle süsteemiga, et tahetakse natuke muuta ka seda olukorda, et mängijad ei peaks nii-öelda põdema ja enda punkte hoidma. Et ma ei tea, kuidas see päris täpselt lahendatakse, aga no praegu on ikka oma jagu ju seda, et noh, mul ei olegi mõtet sinna minna, sest ma võin kaotada nii palju punkte, ma ei taha mängida nagu. Täpselt. Et seda ma saan aru, on ka nagu ideeliselt kuidagi nagu soov leevendada. Ja see on, mida me Liisaga siin trennis ka üks päev arutasime, et tahaks Liisat näha mängimas võib-olla rohkem, aga ei saa alati Liisa minna, sest et ta teab, et kui tal on praegu piisavad punktid olemas, et minna mingile järgmisel kuultoimuvale turniiril, siis ei ole lihtsalt mõistlik seda riski võtta, mis on minu arust nagu antipropaganda sellele, mida me tahame, et näha rannavõrkpallurid mängimas ägedaid turniire. No nii, selge, aga need teemablokid on minu arust alati õige põnevamad, kus ei ole teada midagi, et siis meil tekkis väga selge arutelu praegu, kuigi võib-olla sügis öeldaks, et me lähme vana radapid edasi ja ei olegi midagi uut tulemas. Aga kas Jaanika ülevalt tõstest rääkis ka?
ja nüüd on nüüd küsimus, et kas meil võib ka 10-tunnine saade tulla, et kui võib, siis või üleüldiselt, siis ma kujutan ette, et see on ju kõige rohkem olnud küsimusi, et see on kas muutub või ei muutu. Jaanika ütles, et kui ma täna hommikul veel kirjutasin talle üle, et mis on nüüd peamine muudatus, mis täna kehtib, ta ütleski, et on ainult see treeneri asi, et ülevalt söödu reegel on sama, mis on umbes 5 aastat tagasi loodud, aga kui ta seal koolitusel rääk, siis on lihtsalt see, et nüüd kui on rannavõrkpallis, siis ka saalis, aga rannas võetakse siis 2 asja ülevalt söödu puhul ära, kas ta on hoitud pall, eks liiga kauaks jääb sul sisse või 2 puudet, eks läheb pall erineval hetkel kätest lahti, et kui rannas oli muidu hästi korrektne see, et sul 2 puudet ei tohtinud olla varem, just kui me mäletame, siis eelmine suvi vist katsetati seda, et pane mis plörts tahad, nagu saalis nüüd võib ja siis saadi aru, et see ikkagi ei toimi. Ehk siis nüüd Jaanika sõnul on mindud siis sellisele lahendusele, et sul see 2 puudet võib nagu hästi kergelt olla, et ta ei ole siukene, et sa hakkad seal oksendama, aga et sul näed, et natuke võib-olla see pall nagu ei lähe ideaalsest välja sealt kätest. Aga mis on siis karm, on ikkagi hoitud pall, et ei tohi lasta sisse absoluutselt, ega ei tohi ka hoida palli, mõnel on kombeks natuke korraga hoida ja siis lasta pall välja, et see oli see, mida siis öelda, ehk siis ülevalt sööd peab olema ikkagi minu nagu siukse järelduse põhjal väga korrektne, mis on see, mida me tegelikult tahtsime. Super, läks läbi. Yes. Aga kaitsemängu ülevalt mängimise kohta ei räägitud midagi. Ma olen nüüd, minust on ka saanud ekspert lõpuks, mitte küll mängija, aga treenerina, aga kohtunikuna. Nii, sa mõtled siis seda, et kui sul tuleb tugev löök või? Yeah. Nii, küsi täpsemalt, seal on nii palju spetsiifilisi elemente. Mul sellest otseselt ei ole küsida, aga meie oleme täheldanud, et see on läinud hästi vabaks. Et meie praegu nüüd süsteem on ainult see, et Helena mängib kõik pallid ülevalt lahti, ükskõik mis sealt tuleb, neid lihtsalt ei vilistata ära. Et ma ei tea, seal ei ole, ma ei tea, et oleks mingi reeglimuudatus, aga millegi pärast on läinud see hästi leebeks nagu et see kõva löök ei pea üldse väga kõva olema. No tegelikult on nii, et mida Jaanika ütles selle, et see võib olema hard driven ball, nimetatakse seda, et kui ta on ikkagi tugev löök ja sa ei jõua reageerida sellele teistmoodi, siis sa võid võtta lahtiste kätega sõrmedega. Kui ta on koks või ta on nii, et sina oled näiteks mitte seal 3 meetri peal, vaid kuskil 7 meetri peal juba kaitses tagasi jõudnud või 6 meetri peal ja sa jõuad nagu tegelikult teistmoodi kohtuniku hinnakul, et siis ta peaks igal juhul olema vale, aga Jaanika lisas ka seda, et eks iga kohtunik ja iga inimene on ikkagi natuke erinev ja võib-olla lastakse siis sinu tundub tunnetuse põhjal natukene rohkem ikkagi sellel mängul voolata, et see oli ka Jaanika ikkagi mõte, et mäng peab voolama, et kui päris kõike ei taheta ka seda siis... Aga selle kaitsepalli kohta Jaanika ütles seda, et isegi kui sa oled kaitses, käed on all ja siis võid ülesse, siis see juba näitab, et sulle tegelikult oli aega need käed kokku panna. Et sa peadki niimoodi justkui olema ja siis mängima, et siis on nagu natukene raskem tõlgendada. Et aga no ikkagi mina mingi hetkel näinud, et sa oled nagu kuidagi ja paned siia ja see on ka nagu okei olnud, et ei tea. Nagu. Võib-olla te lihtsalt olete ikkagi nii palju paremaks näinud, et vanasti need tundusid tugevad löögid, enam ei tundu. Nii ongi, ma arvan, lähme edasi. Aga eks seal ole ka see, mida Jaanika jälle kordus ütles, et kohtunikul ka lihtne ei ole neid kõiki reegleid tõlgendada ja kui sa pead seal sekundiga otsustama, et kas see nüüd oli vale või mitte ja sa ei ole päris kindel, et sa lased mängu lihtsalt jätkuda ja neilad selle olukorra alla. Nii, väga hea, see teema on meil käsitletud, lähme edasi, rannahalle, mõni ütleb, ma olen päris korduvalt kuulnud ikkagi nagu seeni pärast vihma tuleb, ehk siis tundub, et eelmine suvi oli päris palju vihma, tuli 5:44 rannahall, nüüd on saanud valmis ka Terrand rannahall Kristiines. Terrandist me liiga palju ei tea, me oleme seal käinud küll, Margus Saare, kes seda tegi, selline suur ettevõtja, oleme kohtunud temaga seal enne, kui see valmis, see oli väga kolossaalne 6 väljakuga keskus, aga ta on nii värskelt avatud, et me liiga palju ei oska selle kohta täna öelda, aga hetk rannahall ja Mart, esimene talv on üle elatud, millised on mõtted, tunded? Kuule, väga okei. Ütleme, et võib-olla käsil on palju siin korraga, ilmselgelt hetk on neist, ma ütleks nüüd kõige rohkem vaeslapse rollis, kuhu meil fookus läheb, aga siuke miinimumprogrammil ta praegu kenasti töötab, treenigrupid toimivad, ise saame seal mõeldud trenni teha, et selles osas saame hakkama, aga potentsiaali on veel kõvasti, et seda unistust, mis
mis nagu see, võib-olla see põhiloosung algus oli, et teeme sellise ettevõtluse, mis toetaks meie enda sportlaskarjääri ka finantsiliselt, et seda ta veel ei täida, aga ma loodan, et siin mõne aastaga ta hakkab ka sinna panustama, et seal jah, ütleme, et ikkagi tõusvas joones vaikselt liigub ja kui on natuke rohkem aega vahepeal, siis üritame sinna rohkem panustada ka, et saaks sinna mõned treenerid juurde, rannatennist natukene tahaks seal rohkem elavdada ja just sünnipäevasüritusi, et siuke mõnus ju väike koht 2 väljakuga, et saame kõike teha privaatselt, et võiks olla taskukohane ka väiksemale üritusele, teha siuke privaatne äge olemine, et ma arvan, et see kõik vaikselt elavneb ja siis loodame, et hakkab see nii-öelda esialgne eesmärk ka tööle. Jah, kui seda kõrvalt vaadata või mõelda, et kuni selle hetke ja meie rannahalli avamiseni oli ikkagi Eesti või Harjumaa rannavalla kogukonna täiesti üks, me nägime kõiki 11 igapäevaselt hommikust õhtuni, pluss siis, eks ole, Argo Arak lisaks oma või meie tegevustele, et nüüd on läinud ikkagi ta natuke spetsiifilisem, mis on ilmselt paratamatu, et nüüd kui me saame Mardiga kokku, ma pole Marti ikkagi mõnda aega näinud, kuigi ikkagi mingid laste sünnipäevad ja asjad on, kus me vahel kokku puutume või mõned ühised trennid, aga nüüd on siis läinud ikkagi natuke ta laiali ja Urmas, sinule annan võimaluse 544 rannahalli avatalve kohta öelda mõned sõnad. Aitäh. Palun. No selles suhtes mõtlen, kus otsast alustada, et see on ikkagi nii sisukas ja nii suur kuidagi olnud ja nii palju on juhtunud, et ikkagi peab paika see, et mina ikka arvestan meie rannahalli ehituseks seda, kui te Nilsiga hakkasite Kloogarannas neid 5 aastat tagasi neid turniire tegema, et sellest ajast ju tegelikult on seda kogukonda ehitatud ja see ei olnud päris nii, et me paneme nüüd halli püsti ja vaatame, et kas inimesed nagu hakkavad tulema, et kui me halli lahti tegime, siis tegelikkuses esimestel päevadel ju meil õhtuti kõva mõll hakkas pihta, et ma arvan, et see on nagu selle töö nagu vili, et selles osas oli kindlasti nagu väga positiivne, et ei olnud nagu mitmeid kuid ootamisi, et millal see esimene külastaja nagu ukse pealt sisse tuleb, vaid kohe hakkas töö pihta, aga nagu ikkagi nagu väljakutsed on ka omajagu, et kuidas nagu ikkagi ka aastaringselt see suur maja nagu tööle panna, et see suvel on ikkagi õues ilus ilmaga toredam seda palli mängida, et kuidas need asjad nagu omavahel tööle saada ja samamoodi, kuidas ka võib-olla mõeldes, et kui palju me panime see rõhku sellele, et see hall oleks hästi hubane ja seal oleks ka tore üritusi pidada, et siis kuidas ka need ürituste poolt veel nagu juurde saada, et esimene aasta me olime natukene siuksed passiivsed päringute teenindajad võib-olla, et ise ka nagu otsisime enda kohta ja proovisime sellest maailmast ka aru saada, sest see on täiesti teine maailm kui rannavõrkpall või rannatennis, et ma usun, et teisel aastal oleme seal ka juba oluliselt targemad ja võib-olla ka proaktiivsemad. Ja ma lisan siia juurde, et Võrus on ka valminud 1 väljakuga rannahall, et ilusti ära nimetada ja elame kaasa kindlasti ka võrukatele, et kuuldavasti seal ikka käib rahvast juba ja see ka samamoodi ei olnud päris tühja koha pealt, vaid ala entusiastide endi poolt tehtud, nii et edu ka Võru inimestele, kes tänases saates on jõudnud tunni aja jälgimiseni koos meiega. Aga läheme edasi, Jurmalas on toimumas siis juuni 2. nädalal MK etapp ja ütleme minu kui sellise rannavõrkpalli inimese jaoks on küll see Jurmala etapp juba saanud iga-aastaseks traditsiooniks, et esialgu sai vist käidud seal ajakirjanikuna, eelmine aasta või fännina, kuidas öelda, ja nüüd on siis meil 540 asi nii kaugel, et mõtlesime, et kui me juba siin niikuinii lähme, võtame rahvaga kaasa, meil registreeris siis lõpuks circa 60 inimest, seal mõned pereliikmed juurde ja ma tean, et on tulemas ka Eesti mängijaid ju ja ka Eesti mängijate teisi sugulasi, tuttavaid, sõpru, nii et umbes 100 Eesti inimest läheb Jurmalasse juuni 2. nädalal ja see on küll minu arust siuke vahva asi, mis näitab ja tõestab, kuidas Eestis see kogukond rannavõrkpallis on kasvanud, et meil on Türgis Mardi tiimalaagrid, kus on 100 inimest käinud seal umbes ja nüüd siuke laager siis Jurmalas, esimest korda siuke võistluse keskne laager, kus on ka palju rahvast, aga alustame hoopis negatiivsest. Meil on seal palju eestlasi kaasa löömas, aga ometi Marti Tiimat ja Liisat ja Leenet me ei näe ja eks aus põhjus on vist see, et täna ikkagi teie tase on natukene
kõrgemal ja jälle punkte kaotada liiga palju ei tahaks, vähemalt Liisal on vist peamiselt ikkagi see põhjus. No meil pidi olema see Türgi challenge samal ajal ja me alguses me panime sinna kirja kahele turniirile korraga kirja panna ei või, et siis sind vist eemaldatakse mõlemalt. Mingi selline asi on ju. Ma ei tea, kas Challenge'i ja Futures'i vahel samasugune asi on, aga ega seal hea ei ole. Vist on mina siin aru. Jah, igatahes, et me olime seal kirjas, aga nüüd me praegu jäime sinna kvalisse kirja ja praegu tundub et seda kvalifikatsiooni ei ole pigem nagu hetke punktidega nagu mõistlik minna mängima, kuna see tase on väga kõva. Et kõikidel on jõle palju punkte kuidagi. Ja siis kuna juulikuus on 3 võistlust järjest, on vist 1 challenge ja 2 eliite, et siis alati on tark nagu hoida neid punkte nii, et sa saad nagu 3 turniirile nende ühtede punktidega peale, et siis tundus mõistlikum niipidi toimetada seekord. Kas süda natukene valutab ka? Jah, mingil määral küll, sest ma arvan, et see on väga lahe asi, mis te sinna kokku olete ajanud ja tegelikult see Jurmala turniir on ju tore olnud, ja Jurmal on lahe, et ei mängi, aga mis seal ikka. No Mart, teil sama ikkagi lahendus lõpuks, et te sinna Jurmalasse ei lähe? Jah, et meil sai nüüd praegu Futuresit toos täis. Ja tegelikult Jurmal Lass ilmselt ei oleks ka nii läinud, et see kattub täpselt minul selle 3. lapse sünniajaga, et see sattus täpselt samal ajal, et see ilmselt oleks nii või naa ära jäänud, aga ütleme nii, et edu teile. Läheb tarvis, mina ja Nils Rüka oleme ka oma MK debüüti tegemas ja teeme sarnase debüüdi nagu Urmas Piik tegi Siim Ennemustiga kunagi Tais, olin seal ise ka 3. võib-olla lausa mängijana kaasas, sest esimesena jäädigi reservi ja väga tore turismireis kujunes siis sellest vahvast ettevõtmisest. Mina Nilsiga hetkel 20 reservis, nii et kui nüüd just Pikne ei löö Jurmale kohale enne turniiri algust ja keegi ei kao siit ilma pealt, siis meie ei mängi, küll aga mängivad siis teised Eesti paarid. Rebel Kais, Piik Kender ja Põldmaa Parijõgi on siis kvalifikatsioonis. Siim Ennemust, meie hea sõber tahtis ka minna, aga pojal oli põhikooli lõpetamine samal ajal, nii et proovisime ka rääkida Jurmala korraldajatega, et äkki saab turniiri hilisemaks, aga tuleb ikkagi välja, et Siimu põhjus turniiri edaslükkamiseks ei olnud piisav, nii et Parijõgi mängib Joosep Põldmaga ja nemad on siis kõik kvalifikatsioonis 3 paari Eestist ja Kuivanen Jürgenson on siis ainus paar, kes meil mängib põhiturniiril, hetkel tundub, et nad on siis nii-öelda asetuse järgi 6. seal, mängivad ka maailmameistrid valitsevad, ehk siis Tiina Graudine ja Anastasia Samoilova, õnneks Plavins ja Fokaros, Läti tugevaim meespaar, ikkagi ütles, et nemad ei mängi, Martis Plavins käis ka meil rannahallis noorte turniiri vaatamas, ütles, et lihtsalt ei ole pointi tulla oma hooaega lõhkuma, kui tahad ikkagi mängida maailma kõige tugevamatega ja hetkel nad on ka maailma seal kõige tugevamate seas, aga Anastasial ja Tiinal on ikkagi põhjust tulla, sest eelmine aasta nad kaotasid play-offis Kuivanen Jürgensonile, nii et sel aastal ma väga loodan, et mingis faasis lähevad need paarid uuesti kokku, see saaks olema üks põnev taaskohtumine. Tuletan meelde ka eelmisel aastal siis esmakordselt Eesti rannavõrkpalli ajaloos 2 Eesti paari jõudsid poodiumile samal turniiril. Liisa ja Leene suutsid siis 3. koha võtta seal, kus Eva-Liisa ja Liisa-Lotta Jurmalas olid hõbedal, aga reservis on siis Toomipuu Hanimägi hetkel, kui me saadet endistame 3, nii et meie parim selline noorte duo, aga Keira Lukas, Sandra Lepp, kes eelmisel aastal Klooganas oma Eesti esimese GP-etapi poodiumi koha teenis, nemad on tegelikult kvalifikatsioonis peal, nii et naistest Kuivanen Jürgensonile lisaks siis 1 paar kindlasti veel kaasa on löömas ja mõned Eesti paarid siis naistest ka seal reservis veel ja ka kõrgemal kui mina ja Nils. Aga Jurmalas, kas me teeme ennustused ka? Kuivanen Jürgenson muidugi liiga palju ennustada on raske, sest ega nad ei ole ju koos mänginud jälle pikka aega ja Eva-Liisal on siin kärisevaid tervisemuresid natukene olnud, nii et kas te soovite teha sellise ennustused, milline Eesti paar on sellel turniiril kõige kõrgem ja mis koha saavutab? Urmas ei taha seda teha? Mina ei soovi. Sa ei soovi? Ma ei suuda küll kuskilt kinni hakata. Kas keegi teine võtab vabatahtlikult selle rolli? See on väga raske, sest ma ei ole vist isegi neid nimesid vaadanud, kes sinna peale lähevad, nii et see on okei. Aga ma sellest Seevasse ja Lotasse usun ja tegelikult Urmas Armin ka, nii et miks mitte?
2 medalit vähemalt. Ja talvel on õnnestunud Liisa-Lotta Jürgensoni vastu mängida segapaari turniiri ja Liisa-Lotta lööb, ma pean ütlema, ka meeste võrgu pealt võimsamini kui nii mõnigi mees, kellega minul on olnud au elust treenida, nii et Jürgensoni vorm on füüsiliselt vähemalt väga korralik, seda saab siin juurde öelda. Mina ütlen, et Liisa-Lotta ja Eva-Liisa jõuavad poolfinaali ja meestest ma ütlen nii, et 2 paari jõuab põhiturniirile ja mõlemad paarid, kes põhiturniile jõuavad ehk Rebel Kais ja Viik Kender jõuavad ka veerandfinaali. Sellise ennustuse teen mina, aga teie ei pea siin liiga palju sõna võtma. Ja uutest paaridest ka, Eesti rannavalus ikkagi toimub naistest, ma pean ütlema, Liisa, mega igav. Liisa jälle Heleenega, Liisa-Lotta jälle Eevaga, Ploomib jälle Animägiga, Lepp jälle Lukasega, et tahaks nagu mingit siukest põnevust, aga ei, teil põhimõtteliselt ei ole ainult üks inimene, keda näete ja sellega panete, aga samas näitab, et läbisaamine on hea ja asjad toimivad. Jah, ma arvast ma olen ka seda kunagi kommenteerinud, et ma ei tea, kuidas meestel see niimoodi käib, et kogu aeg keegi järgmine võtta nagu, et kuidagi huvitav, aga jah, ei enda koha pealt ma ei näe küll põhjust, miks ma peaksin Helene välja vahetama, nii et ma olen väga Helene poolt ja. Ja Helene ei ole sulle ka vihjanud, et Liisa. Veel ei ole, jah. Väga hea. Aga meestest siis tõesti nagu öeldud, lisaks Kender ja Piikpaarile on meil Parijõgi Ennemustis tekkinud ka selline kogenud mees ja noorem mees, huvitav neid vaadata, minul ja Urmas õnnestus nendega mängida ka meie talvist Beachslam 4 eliidi finaali, kaotasime 1-2, 3. game, 13-15, minu serviviga lõpetas mängu, nii et head sõbrad, ärge järele tehke, on ka paremaid viise, kuidas mängu lõpuni jõuda. Aga meil on siis Jaan Rebel Kaurik Kais jätkamas, mis on ikkagi põnev ja ütleme, see paari moodustamine ise annab meile siis ikkagi selle sisendi ka, et Kusti Nõlvak mängib meil saalikoondises üle pikkade aastate ja on ka värskelt tulnud juba info, et nii Nõlvak kui ka Kaurik Kais jätkavad siis TalTechi saalimeeskonnas, ehk siis see plaan, mis siin vahepeal ikkagi meestel oli peas ja ka meie väga suur selline lootus ja ootus, et nad tulevad randa ja hakkavad professionaalselt rannas mängima või poolprofessionaalselt, see on ikkagi vähemalt hetkel jäänud ära või lükkamas siis kaugemasse tulevikku, millest on kahtlemata kahju, aga tuleb öelda, et TalTechis nii Kais kui ka Nõlvak tegid hea hooaja, nii et ega see suur üllatus ei ole, et TalTech neile uusi lepinguid ja ilmselt paremaid lepinguid kui ka eelmisel aastal pakkus. On midagi siin lisada? Ei ole. Siis lähme nende põnevate sõnumitega edasi. Ostravas meie viimane eliiditurniir toimus, siis mitte meie Beachslam 4 oma, vaid ma pean silmas maailma rannavalla karusselli. Ja mis sealt ühe huvitav asjad on välja, Helvi Kooman meeste finaali võitsid, aga keda nad võitsid finaalis oli siis Perusic, maailmameister endine, ja tema paarine uus mees, Irži Sedlak. Ja Urmas ka, vaatan Urmasele otsa, 26-aastane Irži Sedlak, alles 2 aastat tagasi umbes, mängis ta sinu vastu, erinevaid natuke madalama kategooria turniire ja nüüd Põmdi võtab Perusic'i kõrvale või õigemini Perusic võtab tema kõrvale, on ikkagi õigem öelda ja tuleb eliidi turniiril hõbemedalile. Millised tunded, Urmas, sinul, kes sa sel aastal eliidis veel ei ole teist kohta saavutanud? No, nii on üldse karm vaadata, et need samad rootslased Nilsson Andersen ja siin Hammeberg Berger või? Jah, just, et nendega need vaatasid seal Futuresil, et äkki võiks mängida küll nendega, et äkki ikka võidaks nagu. Siis ilmselgelt siukses vanuses 2 aastaga on väga paljud ikka korraliku arenguhüppe teinud, et seesama Sepka Sedlaki vastu täpselt 2 aastat tagasi Itaalia MK-l me ju alagrupi võidu peale ka Tiimaga mängisime ja võitsime neid 2-1, et Kumma peale servisite? Kus juures selle sama mehe peale, kes seal eliidi finaalis mängis, et natuke tuulisem ilm oli ka ja tema käest ikka saime seal plokipunkte ja saime mõne ässa ka, et selles suhtes nagu tegelikult on tore nagu vaadata, et mängib nüüd niimoodi ja Perusits on muidugi ka ikka üks väga eriline rannavõrkpallur. Perusitsi puhul tasub mainida, et tema ju lõpetas ära rannavõrkpalli mängimise sügisel, et andis teada, tema enam ei ole koondises, läks tööle ja läkski ja tegi veel natukene ise edasi, natuke kiusaali ja käis seal vahe pallitrennides ja siis tundus, et ikkagi võiks mängida veel Ostravas väikse sutsu teha. Aga Schweiner? Tema ei mängist turniiri. See Trousiliga või? Nii et tasub ikkagi lõpetada ära ja sedasi tulla tagasi, mitte nii, et ma jätkan aga teise paaris. Aga kas ta ei pidanudki jääma natuke selliseks, et aitab nagu neid noori vist
mängima välja, et ei või? No kui ma temaga rääkisin, siis ta ikka pigem ütles, et pigem nagu ei. Okay. Et eks teda moositi, teda on siin mitu aastat moosinud, on tahtnud nagu lõpetada. Ja ta ikkagi läks täiskohaga tööle ja okay. ja no hea pingevaba ilmselt tuli mängida seal. Brunner Hüberli on ka tagasi siis koos mängimas Rivo Visiku hoolealused, on alustanud ka hooaega, täitsa sellised stabiilsed tulemused, ei ole veel suuri sähvatusi küll tulnud, aga eks hooaja tähtsamad turniirid ka veel ees, olümpiapronks siis Pariisist meil. Kas see esimene turniir, et medalit ei võitnud kohe? Ja, seda küll, jah. Ma arvan, et see oli ikkagi väga suur üllatus, ma arvan, nende jaoks, ma arvan. Ega mul ei ole mingisugust infot, aga ma arvan, et peale sellist pikka pausi ei ole ikkagi lihtne tulla tagasi. Tundub, et paus ikkagi tasub ära. Tundub küll. Urmas, millal sina pausi võtad? Ma vaatan passi ja pole aega teha. Kuigi ka sina tuled seda aastat ikkagi paremaks läinud, et... Olen, selles suhtes ma jätkan praegu seda, et ma ikka tunnen praegu ka, et ma mängin parimat võrkpallu, rannavõrkpallu, mis ma kunagi mänginud olen, et nii kaua kui keegi kõrvalt väga kõvasti ei raputa, ütleb, et Urmas vaata peeglisse ja sa jääd ikka täitsa jama juttu, siis nii kaua ma usun seda ise ka edasi ikka. Ja mina kogesin ka ära ja kuulajad-vaatajad selle, kui sai siin Urmasega talvel koos mängitud, et on mängijad, kellel tekivad mingid X-faktorid, ma olen seda igal pool välja toonud, aga ma toon siin ka, et Urmasega mängides sa tead, et sa võid ise olla natukene ebastabiilne, natukene ebakindel, aga küll Urmas kuskilt jälle oled seal blokis näitad, mida sa teed ja Urmas, et 2 ässa järjest äkitselt oled jälle 2 punktiga peale, et see on päris mõnus otsustavaid hetki sellise mehega mängida, nii et soovin teile Arminiga ka algavaks hooajaks edu. Ja siin teema 2 viimast punkti Ostravas on siis Šerif, võib öelda ka meie mees Märt Pajusalu, tema siis üks treeneritest, täiesti maailma tippmees, Šerif tähtsas mängus, hüppas blokki, hüppas sedasi, et enam käsi üles ei pannudki ja langes sinna liivale. Kõvad karjatused järgnesid pikalt ja ega seda mõnus vaadata ei olnud, ta viidi seal kanderaamil väljakult ära ja lenda. Nüüd on siis info see, et tal ikkagi on ilmselt päris tõise vigastusega tegu, täpselt diagnoosi veel ei teata, aga koju ta lendas ikkagi ratastooliga, et puusas siis või mis piirkonna? Vist puus oli, me oleme aru saanud nii, jah. Aga no loodame, et ikkagi saab korda ja ma arvan, et see, et ta juba koju ikkagi lennutati, näitab, et seal tegeletakse edasi, et kui oleks ikkagi väga-väga halb olnud, siis äkki ta oleks jäetud Ostravasse. Ja lõpetuseks Ostrava saite ka teie viimasel hetkel peale sinna Helenega. Räägi sellest võistluspaigast. Seal mingi vana tehase piirkond, väga palju torusid igal pool, kõrvalt vaadates väga äge, milline sinu kogemus mängijana, kas sihukest turniiri mängida on ka teistmoodi? Teistmoodi otseselt ei ole, ma arvan, aga jah, see näeb väga atraktiivne välja ja ma arvan, et see on ka meil olnud nagu selline koht, et tahaks seal nagu ikkagi mängida. Ja tõesti me Filipiinidelt tagasi tulime, ajavahe oli väga raske, enesetunded ei olnud väga head, aga siis esmaspäeval saime peale ja mõlemad ütlesime kohe, et vist ikkagi tuleb minna, et jah, ja tegelikult ei kahetse, et jah, ei mänginud hästi, aga noh, nii on, et ikkagi kogemus on hea ja need mängud ikkagi, mis sa sellelt tasemelt saad, noh, kas või ükski, et ikkagi tuleb kasuks ja saad nagu seda melu ja seda võistlust ja seda taset nagu ikkagi lähemalt veel katsuda, et ma arvan, et jah, meil on praegu küll see, et mida rohkem me neid eliidimänge saaks, oleks nagu hästi-hästi suur kasu. Küsin ka sihukese meelelahutusliku küsimuse, Mart on vana sõber kõigi meesranna võrkpallurite, kuna tuuril pikalt keeranud, kas sina oled nüüd ka, ütleme, Tiina Anastasiaga hommikukohv hotelli lauas on juba sihuke tavaline eliidi traditsioon või kui palju te jõuate suhelda? Ei ole kellegagi vist seal niimoodi suhelnud, sest ega me ei ole nii kaua, kuni sa kvalis oled, siis sa ju seal põhiturniiri hotellis ei ela, nii et ei ole tegelikult niimoodi otseselt kokku puutunud, aga samas seda, et trenni teha nendega ei ole vist tänasel päeval enam nagu nii raske või nii suur asi, et trenni saame ikkagi nende kõikidega seal koos teha, aga jah, et siis mängus on nagu raskem meil võib-olla. Aga tänapäeval elatakse palju ikkagi sotsiaalmeedias, kes ütleme, sina käid igal õhtul läbi ja like'id neid story'sid, mida maailma tippmängijad on pannud, et ka saada natukene nagu sõbraks rohkem, kirjutada vahel DM-i, et kuule, well played, good point, I wish you would have won this match või sa päris sellist teed ei ole läinud?
Ma ei tea nüüd, kas ma peaksin, aga ei, ma ei ole niimoodi teinud, et ma arvan, et ma ei hakka ka, ütlen sulle ausalt. Helene tegeleb teil sellega, kes on sotsiaalmeedias eriti. Tema on eriti kõva kätt, jah. Urmas, kui palju sina DM-i slaidid? No mul tegelikult tekkis küsimus, et meil on nüüd Svetiklassi homme sõitma siin, jäin natukene täna hiljaks ka, et nägingi vaeva, et trennikaaslased saada, et seega see liiga lihtne kohati ei ole, et kirjutad soomlastele, no võiks teha, aga mu paarini jõuab õhtul alles, siis 13 paari on juba mingid asjad paika pannud, no võib-olla jäin natukene hiljaks, et tekkis küsimus, et kas treenerid tavaliselt paned paika või suhtlete ise või mängijad ikka. Ikkagi oma vahel otsa lihtsalt, et teeme, eks. Aga see sõltub hästi palju, mõned paarid on sellised, kes panevadki 2 nädalat varem ette need asjad ära ja siis on teised need, kes küsivad päev enne veel umbes üle, et hullult sõltub, aga ma ei tea, ikka ise meie vähemalt lepime ise, et te ju ka. Ja. Meil on olnud väga lihtne taktika. Teised küsivad. Mest alati ootame, kui keegi küsib. Siis, see oleneb vaata, kas sa, see oleneb endast vaata, mõned on väga valivad. Tahavad ise valida, kellega nad trenni teevad. Meil nagu väga vahet ei ole, et lihtsam on oodata, kui keegi küsib, davai, kas paned aja ka? Jah, panevad, et siis me ei pea mitte millegi tegelema. Ükskord Helvi Kooman küsisidki teilt ju. Jah, ta treener. Ja kõige parem ongi, kui keegi teine bookib väljaku, ma ei tea, kas sa oled seda süsteemi kasutanud? Meil on tegelikult väljak olemas küll. Aga see Futuresil vist ei ole selle süsteemiga... Spreadsheet on lihtsalt... See on igal pool erinev vist, vahel pead kirjutama kellelegi. No seal Challenge'il liidil on nii, et väljakud bookid, siis kell 9 läheb lahti. Ja no siis on selline torm, siis on sõda. Tõsiselt ka, see on selline, et pulss on 170. See on reaalselt, lähed niimoodi, oled 8.59 arvutada, kõik on. Oled leppinud kokku kellegi, et no nii, kell 9 tahame väljakut. Okei, võtke te 9, võtame 9.30. Klikid, ei ma ei saanud, vaatame, äkki saame 10, äkki saame 12. Ja siis on kõik täiesti segamini, kõik panevad midagigi ära, et midagi saaksid. See ei toimi üldse. See on täiesti kohta. Mul praegu tekkis hirm, kas ma Põltsamaal saan üldse enne kvalifikatsiooni mõne trenni teha või kuidas seal? Urmas, sa ei ole kursis? Saad küll ära mõrda. Jumal tänatud, mul läks praegu lihtsamaks. Nii, aga me jõuamegi väga sujuvalt siit edasi siis Eesti Rannavoole GP hooajani, kuna see on, ütleme, Eesti rannavõrkpallis ikkagi selline aasta oodatud sündmus, suvine sari ja ma loen kiiresti ära ka, 19.21 juuni algab siis Põltsamaal see hooaeg meil 3.–5. juuli, meie korraldame 5.4. Mati Vettevool mälestusturniiri Kloogarannas. Siis ei ole teada, kas sellest järgmine nädal toimub Pärnus etapp või mitte. Me kõik Eesti rannavõrkpallit väga loodame, et saab Pärnusse ja Tüüni üheks nädalavahetuseks, aga rannavõrkpalli mõistes, aga veel ei ole see selgeks saanud. 24.–26. juuli on siis Paides tuntud turniir. 31. juuli kuni 2. august on Võsul, üle pikkade aastat on siis Võsu tagasi GP-sarja kalendris. Tervitame ja soovime edu Sten Vahtrasele, kes siis ka ise mängib, on siis korraldamas turniiri ja 27. kuni 30. august Eesti meistrivõistlused Tallinnas Vabaduse väljakul, see on see hea sõnum, mis on nüüd siis kinnituse saanud. Ja vaatasin, et maailmakarika kalendris on ilusti kirjas ka 19. kuni 22. august Futures Tallinnas Vabaduse väljakul, nii et suvi tuleb ikkagi päris tõsine, küll suve teine pool alates juulist, ütleme kiirem, juunis jõutakse veel natukene päikest võtta ja vormi koguda väljas, nii et sellised teadmised meil ja kui palju teie plaanite Eestis GP etappidest osa võtta, kiired kommentaarid, Urmas? No Põltsamaa etapil tõenäoliselt ei mängi, oleme Kreekas MK-l, aga teised on plaanis. Mart? Praegu oleme pannud kindlalt kalendrisse ainult Kloogaranna etapi, et seal tahaks mängida. Teiste osas ei ole veel kindel, kindlasti Eesti meistrivõistlused ka ja Tallinna Future Tallinnas, et aga rohkem Eesti etapp ei tea, et oleks kindla peale mängimas. Ja Liisa? Meie vist alustame kohe Põltsamaal. Ja siis selle Kloogarannaga on üks staadietapp samal ajal, et... Siis on sama tasemega ka selles suhtes raske valida. Jah, et sõltub, kas saab peale või ei saa, et siis üks või teine. Aga me võime wildcardi anda ju. Jaa, saate kindlasti peale, olenemata kuidas te nüüd peaksin punkti sees muutuma. Ja te võite ka samale registreerida staadi ja meile. Meil on see erand ka lubatud. Okei, aitäh. Aga jah, Futures Tallinnas kindlasti mängime ja Eestikatega vist on ka üks Kanadas äkki oli eliit samal ajal, et ma arvan, et kui me sinna peale saaks, siis me vist see aasta Eestikaid ei mängiks. See oli Futures'i samal ajal.
minu meelest. ei, minu arust ei ole. Võib-olla meestel naistel erineval ajal, ei või olla. Vahel on jah, nädal nihkes, aga ma ei tea, kuidas Kanadaga. Aga, head sõbrad, mis on Urmas sinu eesmärk Eesti GP-del kiire siuke mõte ka? Kas ikka kõik lukku panna, mis? Ma ikka tahaks kuidagi, et on sinnamaali jõudnud, et naeratus oleks näol. Selles suhtes ma ei nagu ilmselgelt kui ma lähen mängima, tahan kõike võita, et see ei ole nagu eriline saladus, aga ma kindlasti ei pane siukseid eesmärke, et ma 5 mängin ja 4 pean finaalis mängima, et siukseid eesmärke ma pole seadnud enam. Mina küsin endalt ka ja vastan, et tahaks veerandfinaali jõuda, et mul on siuke pikem mitmeaastane projekt käsil, et lõpuks saada üks medal Eesti GP-telt, selle aastal oleks veerandisse vaja jõuda vähemalt korra, ütlen mina, aga head sõbrad, on räägitud uudistest, aeg on minna meie tänase saate viimase rubriigi juurde. Ja tehnikanurk, nagu ikka mootoritest meile rääkida ei meeldi, nii et me räägime ka täna rannavõrkpalli tehnikast. Me oleme suutnud kusjuures saadet praegu vist 1:20 teha, mis on üsna okei, mis tähendab, et meil jääb aega ka rääkida tehnikast. Jälle mina oma valiliselt võtsin mõtte, et ülalt sööt versus alt sööt, et sellest ikkagi räägitakse, see ala on ka arenenud, muutunud, ometi mõlemat ju väga palju ja tihedalt kasutatakse. Meil Urmasega on selline tore lõõp tekkinud aastatel, ma loodan, Urmas võtab seda sõbralikult alati, kuigi vahel on päris tuliseks läinud need arutelud. Mina olen ikkagi ülaltsöödu selline edendaja Eestis, viin seda igale poole maakondadesse, küladesse, linnadesse ja Urmas on lihtsalt altsöödus nii hea olnud läbi aastate, et tema on kuidagi kujunenud altsöödu sellisest eest kõnelejaks vähemalt meie oma sõprusringkonnas. Urmas, alustame sinust, millal sina kasutad ülaltsöötu ja millal sa lähed altsöödu peale üle? Milline on see üldse selline suurem filosoofia sel teemal? No selles suhtes see on hea küsimus, ma vahel siiralt tunnen, et mingites olukordades on paarilisel alt tõstet lihtsam lüüa kui ülevalt tõstet, sa ise mäletad seda nii-öelda kui me mängisime Beats 44 eliidisarja, et seal loomulikult saabki jõuda selleni, et võib-olla mul ei ole ülevalt sööt, et ma ei suuda ülevalt sööduga anda nii hästi ette, kui ma suudan siis alt sööduga, et pigem võib-olla see taandub sellele küsimusele, aga ma lihtsalt tunnengi, et see pall hõljuma panna ja võib-olla isegi paarilise jaoks loetavamaks teha on alt sööduga mul kohati nagu lihtsam. Mina lisan kommentaariks, et mina sinuga mängis tõesti finaalis, me seda sinna läks, et lõpuks tõstki mulle vist enamus palju või kõik paljud alt ja esiteks on see, et kui alt tuleb tõste sulle võrgu alt, siis sa perifeerselt näed seda vastase väljaku poolt rohkem, et sa ei pea eraldi midagi vaatama, vaid sa tunned, et rohkem tuleb alt poolt sulle üles ja teiseks tõesti Urmasel ei ole selline väga pikk ülevaltsööduliigutus ja mulle tundub, et altsööduga sa oled nii täpne, et sa suudad selle nii-öelda palli sinna üles kukkuma jätta paremini kui võib-olla ülevalt sööduga ja ülevalt söödu tuleb ka päris kiiresti käest, et ka rütmiliselt on hoopis mõnusam minna peale alt söödule. Pigem ongi see, et Liisa on ka rääkinud selle tõste tipust, eks, et mul on alt tõstega seda tõste tipp lihtsam saada ja ülevalt tõstega siukest kiiret lendavat palli on lihtsam tekitada, ma suudan seda alt sööduga ka, aga võib-olla on mõistlikum seda rohkem nagu ülevalt sööduga kasutada, et mulle ise lihtsalt mõtlen ka, et ma küll ei ole neile kõigile ülevalt isegi üldse tõstnud väga, aga näiteks oled sina olnud, olen Siimuga mänginud, Sandriga mänginud, siis mul tundub, et neile kõigile näiteks sobib see tipuga siis tõste ja ma olengi nagu just läinud teadlikult seda nagu tõstma ja kui ma näen, et võib-olla vahepeal mingit ülevat tõstet tehakse, kui ma näiteks Siimu vaatan kõrvalt, siis ma näen, et tal on see nagu raske just. Et see, aga samas Arminil, kui ta lendab niimoodi pikalt ära, siis tema jällegi saab sealt tihtilugu nagu eelise. Ja ta on ka nii võimas kuidagi seal, et mulle tundub, et tal nagu, et tal võibki olla rohkem joosta see tõste või et ta tuleb kõigega toima. See on võib-olla see, siin tuleb jälle need detailid ka, et kui Armin mängib paremal pool ja ma lasen selle kiire tõste, ta läheb üle, siis parema käelisena sealt tekibki võib-olla ploki vastu eelis, kui mul, ma ei tea, Siim mängib näiteks vasakul pool ja ma lasen sealt selle ilma tiputa tõst üle ja see läheb selja taha, siis on pigem on juba ründe on nagu halvem seis, et seal on niisugused väiksed asjad ka kindlasti mõjutavad. Mart, sinu mõtted sel teemal? Ja sa tõstad ikkagi väga palju ülevalt, sa ikkagi oled väga hästi selle omandanud ja ka kaugelt sa vist ei karda liiga palju ülevalt tõstet sooritada. Jah, ma tõstan ennast ülevalt ja mina pigem vähemalt, kui ma ka õpetan
siin harrastajaid või jalgajaid või see, mis mind nagu toetas, on see, et kui ma lähen ikkagi teist palli mängima, siis põhimõtteliselt mu esimene eesmärk on alati teha ülevalt tõste. Ehk siis kui pall on üleval, ma lähen alati nagu selle mõttega, ma lähen ülevalt seda tõstma. See paneb mind natuke agressiivsemalt palli poole liikuma, et ülevalt tõstes sa pead ka natuke täpsemalt ennast palli alla saama, alt tõstega võib-olla natuke lohakam, alateadlikult tegelikult ei võiks olla lohakam, aga on lihtsam olla lohakas. Eks põhimõtteliselt alati selle mõttega ma lähen ülevalt tõstma ja siis selle palli juurde jõudmise ajal võiks selguda see, et kas ma saan seda korrektselt ülevalt tõstma minna või ma ei saa. Kui ei saa, siis tuleb nii-öelda altsööt, see on plaan B, mis mulle endale aitab, on see, et kuna minu altsööt ei olnud teab, mis enesekindel alt tõste, ehk siis kui ma läksin seda palli alt tõstma, siis mul jäi liiga palju aega selle alt tõste pärast muretseda. Ma vaatan, spin on peal, värkis särk, kuidas ma jõuan sinna, loodan, et ma seekord ära ei käki ja mis iganes. Et see tekitas juba teistmoodi probleeme, et igal juhul alati ülevalt tõstma, mida rohkem ülevalt, seda parem ja kui ülevalt ei tule, siis jääb ainult väike süke reerimisega, siis teen alt tõsta ära. Ja nad muutsid ka siis nagu täpsemaks minu alt tõsta, et kui pall on võib-olla 6 meetrit pluss platsi nii-öelda sinna kaugusesse võrgu poolt eemal, siis ilmselt valine alt tõsta lihtsalt selle mõttega, et sellel tõstel oleks piisavalt kõrge kaar, et ta ei lendaks sealt kaugelt, ülevalt tõsta võib-olla ei jaksa nii kõrge kaarega seda panna, et ta läheb võib-olla liiga teravaks ja hakkab sinna võrgu poole lendama ja siis on ründajale ebamugav, et mingid siuksed mõtted. Selle sama asja juurde mul tuleb meelde, et Urmasega, kui me siin talvel mängisime, oli mingi olukord, kus Urmasel ütleme, näiteks vastuvõttal endal liigub, kui ta vasakul pool mängib, temast endast vasakule nii-öelda väljakust välja natukene ja minule tundus, et ma jõuan sealt veel ülevalt ära tõsta, kuna mina ka olen nagu sina ikkagi siuke, kes tunneb kogu aeg, et mul see ülevalt tõsta on ka palju täpsem, et ma tahaks ülevalt tõsta, aga siis ma mäletan Urmasega ühte arutelu, et ta soovis sealt pigem alt tõstet, see oli väga huvitav põhjus, et siis see alt tõstega see pallil ju läheb veel, sa tõmbad nagu sinna väikse vindi sisse ja rasket palli sealt on mõnusam minna ründama, kui sul see väike vint on sees ründajana, aga kui sa tõstad ülevalt, see pall jääb sulle ikkagi hõljuma, mingi väike asi jälle, mida ma elu sees ei olnud varem nii osanud enda jaoks lahti tõrjenda, aga siis saan aru, et tegelikult siuksest kohast, kus tegelikult annab ka alt päris hästi ära tõsta selle, et võib-olla hoopis ründajal eelis alt tõsta puhul. Samamoodi võib ka mõned olukord näiteks tuule suuna järgi vaadata, et minu meelest, kui sa pead nüüd mingi kõrgema palli otse vastu tuult tõstma, siis ülevalt tõste, eriti kui sa pead kaarega tõsta andma, siis ta on tuulele vastuvõtlikum, kui näiteks sa paned alt tõste ja paned ka väikse vindi sisse. Et siis on igal juhul nagu seal see alt tõste natuke mugavam. Liisa, sinu kogemused, tunded, altsööt versus ülevalt sööt ja kõik muu? Täitsa loogiline jutt siin eelnevalt. Ma võib-olla enda mängu pealt lisaks selle, et meie nagu otsime hästi palju seda, et see oleks sarnane selles suhtes, et kui me tõstame ülevalt, siis enamus pallid on nagu ülevalt ja eriti justkui on nagu okei vastuvõtt, et ei oleks seda, et ühe valin ülevalt, teise alt, et see segab hästi palju nagu rünnaku rütmi. Et see, kes siis nagu peale peab hakkama minema, sest ikkagi see vahemaa on nii palju pikem, kui kaua see pall nagu lendab. Et võib-olla selle nagu lisaks siia juurde loomulikult mingisugused erandid või mingisugused kehva vastuvõtupallid loomulikult on vaja alt tõsta, aga meie ka pigem valime ikkagi ülevalt tõstet, jah. Meeste rannavõrkpallis on ikkagi seda ülevalt tõsta mul rohkem, sellepärast et mehed on niivõrd palju kiiremad ja võimsamad, nad suudavad ka kaugelt tõsta selle ka mitte heast olukorrast ära veel, et mul tundub naised lähevad natukene kiiremini alt söödu peal üle, mis ongi füüsiliselt täiesti arusaadav, et sedasi on. Mul lihtsalt, et see tõste on ühesugune, eks, mul just tekkis see, et mul endal on see kogemus, et vahel on just nagu, kuidas, tihtilugu on ründajal eelis, kui see tõste ei ole ühesugune, et see on nagu, aga see ongi natukene vist mängustiilis kinni, eks, et ma mäletan, kuidas me Tiimaga mängisime, natuke Arminiga on seda sama asja tulnud sisse, et kui sa näed, et paariline on hädas, et see läheb küll natuke sellest, kuigi ta tõstmine ikkagi on, siis isegi tõste ära vussida on isegi hea olukord tihtilugu, et on nagu mingis rütmis kinni, kõik on ideaalne ja ei saa nagu plokkkaitse loevad nii hästi ja siis paned natukene nagu 1,5 meetrit halva tõste või midagi sellist ja sealt tuleb nagu uus olukord, aga see on sellest teemast natukene teine teema, aga mis mul nagu selle ülevalt tõstega on näiteks raske on kaitsepallidega, kui on hästi kiired olukorrad, kus sa saad hea kaitsepuutu, sa oled pikali maas ja sa lähed ründama nii, et sul on ülevalt puude ära tehtud ja ma pole näinud seda puudet.
versus siis see, et kui seda ülevalt ei tehta ja tehakse alt, et ma saan selle silmakontakti, et ta tegi siukse puute, see pall hakkas niimoodi lendama. Nagu, et siis see annab mulle nii palju rohkem nagu võimalusi seda lahendust nagu leida versus siis see, et ma nagu pimeduses saan selle palli kätte ja tegelikult ma ei saanud aru, mis hooga ta sinna läks, sest ma nagu seda algpunkti ei näe nagu. Et ta võib-olla paneb ülevalt tõsta mega kõrge, mul tegelikult on kogu maailma aeg olemas versus siis see, et pannakse altsööduga ja palju kiirem tõste, aga et ma näen seda puute hetke, siis see annab nii palju infot juurde ja teeb lihtsamaks nagu selle kontrapalli ründamise. Oota, aga sa rääkisid praegu kahest erinevalt asjast, kas kui sa ei näe alt tõstet, siis on ju sama häda, et siis sellest pole vahet, kas ei no lihtsalt ülevalt sa näed, et puude on nii palju kiirem ära enne, et see alt ülevalt puude, ma toon selle ülesse ja see tehakse see, ei ole nii palju aega vaata, et see tehakse see tõsta ära, mina tõusen püsti sealt, mis iganes, panen pilgu ülesse, siis see tõste on juba tehtud versus siis see, et ma nagu näen, et see puude tehakse alt. Et see on nagu mingi ajavahe on see nagu, et ja see on nagu ja see on ükskord, millest ma mäletan, ma rääkisin, et ja see aken nagu reaalselt on selline, aga see mõjutab üli palju tegelikult. No neid olukordi on minu arust väga tihti või nagu, et ikkagi ma ei saa öelda, et seda on iga mäng, aga vahel on mitu korda mängus nagu. Mul teeks praegu siuke mõte, et mina olen hästi ülevalt usku, sest minul ka altsööt ei ole olnud kunagi tugevamatel, mis tugevamad elementul on üldse olnud, mõni küsib, aga ja tundub võib-olla, et ülevalt sööt, et et sa pead olema jube proff ja mängima, et seda ilusti ülevalt söötu teha, aga mina just tunnen, et minusugune ka harrastaja, et altsööt, sa pead olema ikka paganama osav marust, et sa suudad alt tõsta igalt poolt hästi ära. Aga ülevalt tõsta, kui sa juba selle käe liigutuse saad ilusti omale selgeks, siis on võimalik olla ikkagi täpne ka, me näeme siin harrastajaid ka, et mulle tundub, et seda ülevalt söötsi küll võtab aega, et seda õiget tehnikat ja suudad teha, aga mulle tundub, et see lõpuks see tulemus on niivõrd palju parem, et mina küll tunnen, et varem mul see tõste oli selline, ise ka ei teadnud, kuhu läks, aga ülevalt tõstega ma ikkagi olen hakanud paremini tunnetama, nii Urmasel tuleb nii kommete. Sa ütlesid selle ploki alguses, et Urmas on nagu selle altsöödu kõneleja, siis ma hakkasin muigama, et mis asja ei ole ju, aga siis nüüd mul tuli, et mina vist olen ikkagi sulle lõigus, aga mina nagu tunnetan seda ja ma usun nagu seda, et harrastajatel, kes tõstavad oluliselt rohkem nagu alt, annab see üldpallikontrollile, servi vastuvõtule ka väga palju juurde, sest saad seda kontrolli, millega sul on vaja servi vastu võtta oluliselt rohkem nagu neid käsi tundma õppida, see ülevalt sööt on ainult see, mida sa tõstmisel nagu kasutad, aga alt söötu sa kasutad vastuvõtul, kaitses mängimisel, sa võid tõstel kasutada, et see on natukene nagu universaalsem võib-olla oskus. Sellega täiesti nõus, aga harrastajad jälle vaadates tundub, et neil ka see alt tõste on nii ebatäpne või ja vastuvõtt on ka raske. Vastuvõtt on ka raske. See ongi väga raske element, nagu ma olen nõus. Just, aga et kui nad siis saavad lõpuks selle ülevalt sööduga päris ilusti, et siis on ka näha, et neil tekib see nagu null koht või kus see kukkuma hakkab see pall, et siis on äkitselt paaril seal hoopis parem seda lüüa, aga võt, eks lõpuks tõde ongi kuskil vahepeal nagu ikka. Kõike peab oskama. Jah. Head sõbrad, selle mõttega on küll hea seda saadet hakata lõpetama. Kus siis järgmisena kedagi mängimas näeb? Urmas juba enne, kui saade üles läheb, mängib siis Bulgaarias MK-etappi, selle esimene, Arminiga üldse esimene, selline tähtsam turniir koos. Ja sisemeistrivõistlused oleme Arminiga just. Tartus ühes koos mänginud, aga jah, siis siuke teine siis võiks öelda. Mart, sind näeb siis järgmisena juulikuus kuskil? Jah, Kloogarannas ma arvan, enne me ilmselt ei võistle. Kindlasti seal kohtume, julgen ka öelda, et astun läbi. Ja Liisa? Põltsamaa, ehtne ja hea, nagu Ivo Linna on meile aastaid juba sisendanud. Daamid ja härrad. Ja sina ka, Põltsamaa? Ja, mina ka Põltsamaal, miks siis, kui saan selle treeningu aja ka paika, ma saan, et ma pean juba kuskile internetis registreerima hakkama, kohe pärast saate lõppu seda teen. Head sõbrad, saade on lõppenud, suur aitäh Liisa, suur aitäh Mart, suur aitäh Urmas, suur aitäh kõik kuulajad, vaatajad. Loodame teiega taas kohtuda niipea kui võimalik, vaatame, millal see tõeks saab. Olge tublid ja ilusat rannaule suve teile kõigile. Podcast Kõrvuni liivas.